Ukraina snaiprid on osutunud väga tõhusaks oma võitluses Vene sissetungijate vastu. See aitab kaasa, et neil on käes maailma suurim snaiprivintpüss, mille arvel on ühed pikima maa tagant tehtud tapmised ning mis suudab läbistada enamikke soomuseid pikkade vahemaade tagant ja seda soodsama hinnaga. Mis püss see on? Kuidas on Ukraina väed seda kasutanud? Ja mida see ütleb snaiprite tuleviku kohta? Vaatame lähemalt. Sõjapidamine on viimase 3 sajandi jooksul oluliselt muutunud. Kui varem oli sõjapidamine tegevus, mis tugines massilisele tulele, et kompenseerida varajaste käsitulirelvade ja suurtükkide ebatäpsust, siis nüüd on sellest relvade täpsuse suurenedes saanud üha enam täpsusele orienteeritud tegevus ka pikemate vahemaade puhul. Odavamate vintraudade kasutuselevõtt tõi 18. sajandi lõpus kaasa snaiprite esiletõusu, mis on üks varasemaid näiteid täppissihtimisest sõjapidamises. Snaiprite järele on olnud suur nõudlus alates Ameerika iseseisvussõjast, kus nad aitasid pöörata otsustavate lahingute, nagu Saratoga 1777 liiganedu aastal käiku. Snaiprid tõestasid esmakordselt oma tõhusust lahinguväljal üksikute vaenlaste, eriti ohvitseride vastu, keda oli lihtne sihtida nende uhkete vormiriiete tõttu. Väikerelvade suurenenud laskekaugus ja täpsus sundisid ohvitsere 19. sajandi lõpuks kandma tagasihoidlikumaid riideid. Pärast oma tõhususe tõestamist elavjõu vastu hakkasid snaiprid kasutama veelgi suuremaid tulirelvi, mis olid laetud spetsiaalsete raske kuulipildu ja padrunitega, et sihtida vaenlase sõidukeid nagu varustuseveokid või isegi tankid. Kuigi tankide soomus muutus teises maailmasõjas nende relvade jaoks liiga tugevaks, on materjalivastased vintpüssid endiselt tõhusad paljude teiste sihtmärkide vastu. Tänu nende vintpüsside kasutuselevõtule muutus snaiper ohuks mitte ainult jalaväelastele, vaid ka neile, kes sõitsid soomukites või teistes sõidukites. Snaipri tõhusus jõudude võimendajana kasvas jätkuvalt, kuigi täpsuslaskulitel puudusid sageli relvad, mis suudaksid täita kõiki nende vajadusi. Varase snaiprid olid enamasti jahimehed, kes valiti oma rolli tänu kogemustele. Seetõttu kohandati enamik snaipripüsse isegi 70-ndateni jahipüssidest. Kuid selline dünaamika piiras laskemoona arendamist, mida nad kasutada said. Asjad hakkasid muutuma 80-ndatel. Üks neist muutustest oli snaipri üha kasvava materjalivastase rolli edasine areng. See oli aeg, mil kuulus Ameerika 50-kaliibriline Barretti snaipripüss leiutati Tennessee mehe nimega Ronnie Barrett poolt. Selle relva jaoks Browningu kuulipildu ja padruni kasutamine andis snaiprile palju pikema laskekauguse ja võimsuse, suurendades hävitatavate sihtmärkide mitmekesisust. Ühendunud täpsuslaskurid, kes olid harjunud sihtima vaenlase jalaväge, said nüüd relva, millega võis sihtida ka sõidukeid. Ka snaiprite värbamis- ja väljaõppemeetodid hakkasid selle ajal muutuma. Tüüpiline snaiprite väljaõppe kaasaegsetes armeedes võib kesta aasta või rohkem ning Ukraina polnud selles varem erand. Kuna neid on rindel nii väga vaja, annavad Ukraina snaiprikoolid kandidaatidele kiirkursuse, mille saab läbida mõne nädalaga. Sõda Ukrainas on tõestanud, et täppisartellerväe ja droonide seireajastul vajavad snaiprid relvi, mis oleksid tõhusad ja täpsed üha pikemate vahemaade puhul, et olla efektiivsed ja tagada oma ellujäämine. Õnneks on Ukrainal oma arsenalis relv nimega Snipex Alligator, mis on maailma pikim snaiprivintpüss. Täielikult kokkupanduna on selle pikkus 6 jalga ja 6 tolli. Eksperdid on kirjeldanud seda relva kui sellist, mis paneb isegi varasemad materjalivastased vintpüssid, nagu M107 Barrett, selle kõrval hernepüssidena tunduma. Millised on selle relva tehnilised andmed? Sukeldume sügavamale. Snipex Alligator on kodumaine vintpüss, mis tegi oma debüüdi 2020 aasta juunis. Selle vintpüssi toodab ettevõtte nimega Zado, mis asutati 1991 aastal Harkivis, Ukrainas. Ettevõte on sellest ajast alates laienenud rahvusvaheliselt, peakorteritega Saksamaal ja Hollandis. See on nanotehnoloogial põhinev keemiaettevõte, mis on spetsialiseerunud keraamikale, määrdeainetele, õli- ja kütuselisanditele, rääkimata tulirelvadest. Zado on kogenud tootja, kelle tootevalikus on üle 1600 eseme. 2 neist on materjalivastased, Alligatori ja T-Rexi vintpüssid. Alligatoril on 47 tolli pikkune raud, mis on rohkem kui 2 korda pikem kui tüüpilisel jahipüssil, mis on mõeldud kaugelt sihtmärkide tabamiseks. Isegi Barrett M107 raud on selle kõrval lühike, olles vaid 27 tolli pikk. Püssi mass on 25 kilogrammi, kaalub 55 naela ja see kasutab 14,5 korda 114 mm materjalivastast padrunit. See padrun, mille mass on 59–66 grammi ja kaal umbes 2,2 untsi, pärineb Nõukogude Liidus teise maailmasõja ajast. Seel kasutati seda laskemoonana KPV raskekuulipildujas ja tankitõrjepüssides nagu PTRS-41 ja PTRD-41 relvades, mida on tänapäeval kasutatud ka Ukraina konfliktis. Pärast teist maailmasõda on seda padrunit rahvusvaheliselt kasutatud teistes materjalivastastes vintpüssides, õhutõrjekahurites ja soomustransportööridele paigaldatud kuulipildujates.
see millimeetrine padrun on saadaval mitmes erinevas variandis, näiteks jälituskuulid, soomust läbistavad süütepadrunid ja kõrge lõhkevõimega süütepadrunid. Alligaatori tõhus laskekaugus on 2 kilomeetrit, kuid maksimaalne laskekaugus on 7 kilomeetrit. Et muuta see täpsemaks, kujundas Zado selle poltlukuga vintpüssina. See vähendab relva kõikumist, mis oleks selle kaliibri puhul märkimisväärne, kui see tulistaks poolautomaatrežiimis. Alligaatori lukukoda on valmistatud terasest ja selle poltide juhikud on kroomitud, mis vähendab mustuse ja tahma kogunemist raua sisse korduva laskmise tulemusena. Vintpüssil on eemaldatav salve, mis mahutab 5 padrunit. Suudme kiirus on peaaegu 1000 meetrit sekundis, ligi Mach 3. Väljaõppinud laskur suudab tulistada 12 lasku minutis. Alligaatorit saab kasutada nii liikuvate kui ka statsionaarsete sihtmärkide ründamiseks. Alligaatori konstruktsioon kompenseerib selle padruni tugevat tagasilööki mitmel viisil. Esiteks neelab selle suur kaal suure osa energiast ja hoiab relva stabiilsena, takistades kasutajal kogu tagasilööki tunda. Teiseks on sellel tagasilööki isoleeriv kaba ning 4- või 5-kambriline suudmepidur. Kolmandaks on õlatugi polsterdatud, et vähendada kasutaja koormust, kuigi eksperdid usuvad, et see meede ei ole tõenäoliselt tõhus tagasilöögi enda vähendamisel. Vintpüssil on kõrguse reguleeritav põsetugi, mida saab paigaldada kas paremale või vasakule poole. Samuti on sellel kandekäepide, mida saab muuta sõltuvalt sellest, kas kasutaja kannab seda koos summutiga või ilma. Selle relva kaugemal transportimiseks saab alligaatori toru kiiresti põhikorpusest eemaldada. Vintpüssi ja toru saab seejärel koos kompaktsesse transpordikohvrisse paigutada. Täpsuse suurendamiseks saab alligaatorile paigaldada erinevaid sihtimisseadmeid ning sellel on vabalt võnkuv toru, mis tagasilöögi ajal loomulikult paindub. Vintpüssiga on kaasas ka kokkupandav 4-asendiline reguleeritav piippood ja tagaosas reguleeritav monopood, et relva laskmise ajal veelgi paremini stabiliseerida. Alligaatoril on ka väikevenn Snipex T-Rex vintpüss, mis on sisuliselt sama relv, kuid see on pullpup konfiguratsioonis ilma eemaldatava salveta, mis tähendab, et see mahutab korraga ainult 1 padruni. Nii alligaator kui ka T-Rex vintpüssid on kaetud spetsiaalse värviga nimega Cerakote. Kuigi see võib tunduda tühisena, on see nende vastupidavuse seisukohalt oluline omadus. Cerakote on keraamiline värvkate, mis pakub paremat kaitset ilmastikutingimuste eest. Cerakoteiga kaetud tulirelvadel esineb vähem kulumisjälgi, kuna need on korrosiooni ja hõõrdumise suhtes vastupidavamad. Cerakote pakub relvale ka paremat kaitset potentsiaalselt kahjustavate kemikaalide eest, mis tähendab, et seda saab kasutada kauem ja raskemates tingimustes, enne kui on vaja remonti või väljavahetamist. Enne Cerakoti tulekut olid tulirelvade kaitsmisel söövitavate ainete ja ilmastiku eest eelistatud roostevabast või sinetatud terasest pinnaviimistlused. Kuigi see aitas mitmel moel, ei pidanud materjal hästi vastu niisketes tingimustes, mis on eesliiniteenistuses tavalised. Nende relvade kaitsmiseks vee eest oli traditsiooniliselt vaja vett tõrjuvat õli. Cerakote lahendab samu probleeme nagu roostevabast või sinetatud terasest pinnaviimistlused, olles samal ajal ka vee eest kaitsev. Cerakote katet saab viimistleda erinevates värvitoonides, mis parandab vintpüssi varjatust. See on iga snaipri edu jaoks ülioluline tegur. Cerakote katet ei saa aga iseseisvalt peale kanda, selleks on vaja väljaõppinud relvaseppa. Seetõttu katavad Ukraina relvasepad tõenäoliselt alligaatoris Cerakotiga vastavalt seda kasutavate sõdurite missioonivajadustele. 2021 aasta jaanuaris teatas Ukraina kaitseministeerium, et võtab alligaatori relvastusse, tuginedes rahuldavatele katsetulemustele. Ministeerium väitis, et alligaator näitas võimet täita ülesandeid, millega praegused snaipripüssid hakkama ei saa, samal ajal hoides tagasilöögi vastuvõetaval tasemel. Püsside kasutuselevõtt algas sama aasta märtsis. Nende saabumine toimus just õigel ajal, et neid saaks aasta hiljem alanud Venemaa sissetungi tõrjumiseks märkimisväärses koguses kasutusele võtta. On levinud teated, et Briti erioperatsioonide sõdurid on koolitanud Ukraina snaipreid uues snaipripüssi kasutamises. Alles aeg näitab, kas see tähendab, et Suurbritannia kaitseministeerium kaalub selle relva kasutuselevõttu Ühendkuningriigi relvajõududes. Siiani pole ükski välisriik ametlikult kasutusele võtnud ei alligaatorit ega T-Rexi. Pole teada, kui palju neid vintpüsse on Ukrainas kasutusele võetud, kuid tõenäoliselt on Ukraina erioperatsioonide jõud kasutanud neid märkimisväärses koguses kõrge tähtsusega sihtmärkide vastu suunatud missioonidel. Tõenäoliselt on selle relvaga varustatud täpsuslaskureid ka rindel olevates tavalistes jalaväediviisides. Võib-olla on see tõestuseks selle relva võimele tagasilööki neelata, et mõned Ukraina relvajõududes snaipritena teenivad naised on nähtud kasutamas alligaatorit. Üks selle relva tuntumaid fotosid kujutab tundmatut naist, kes hoiab 2 püssi püsti, näidates, kui palju need temast pikemad on. Toru, eriti kui sellele on kinnitatud summuti, on nii pikk, et paistab isegi enamiku meestest, kes on sellega püsti pilti teinud, vähemalt peajagu pikem. Alligaator on jätnud oma jälje Ukraina lahinguväljadele mitmel märkimisväärsel juhul.
Väidetavalt kasutati relva esimest korda märkimisväärses ulatuses Mariupoli lahingus 2022 aasta veebruarist maini. Seel kasutas vastuoluline Azovi brigaad, mida on seostatud neonatsliku ideoloogiaga ja mida Vladimir Putin on kasutanud oma sõda õigustavas propagandas, väidetavalt alligaatorit surmava mõjuga Vene vägede vastu, enne kui lahing lõppes linna terasetehases. 2023 aasta novembris püstitas Ukraina sõdur Vjatšeslav Kovalski uue rekordi pikima kinnitatud snaipritabamuse eest, kasutades alligaatorit. Ta tabas Vene sõdurit 3,8 kilomeetri ehk 2,5 miili kauguselt. See tabamus purustas varasema rekordi, mille püstitas Kanada eriüksuste snaiper Iraagis 2017 aastal, tabades sihtmärki 3,5 kilomeetri kauguselt. See polnud ainus märkimisväärne saavutus, mille Ukraina snaiper alligaatoriga tegi. Kahjuks pole selle juhtumi kohta palju muud teada. Aasta varem kasutas teine Ukraina snaiper, kelle nimi pole teada, oma alligaatorit, et tappa 2 sihtmärki 2,7 kilomeetri ehk 1,8 miili kauguselt. Seda kajastati tol ajal kui teist kõige kaugemalt kinnitatud snaipritabamust, jäädes alla vaid Kanada snaiprilasule. See juhtum on paremini tuntud, kuna sellest on olemas video. Ukraina sõjaväe strateegilise kommunikatsioonibüroo laadis selle video üles Telegrami 13. novembril 2022. Videos on näha, kuidas Vene sõdur kõnnib läbi metsatukka. Snaiper jälgib teda sihiku kaudu, millel on öövaatlusseade. Ajakirja Popular Mechanics andmetel oli sihiku suurendus tõenäoliselt 20-kordne. Kui Vene sõdur peatus, tulistas snaiper ühe korra. Umbes 3 sekundit hiljem kukkus sihtmärk maha. Teine Vene sõdur, kes jooksis appi oma langenud kaaslasele, võeti samuti sihikule ja lasti maha. Kuuli jõudmisaeg sihtmärgini võrreldes relva teadoleva suudmekiirusega viitab tõenäoliselt sellele, et video ja lask on ehtne näide Ukraina snaipri osavusest, mitte propagandamaterjal, nagu mõned teised allikad väitsid. Vaatamata neile muljetavaldavatele elaviu vastu suunatud saavutustele on alligaator snaipri vintpüss loodud eelkõige kasutamiseks tehnikavastases rollis, mitte üksikute vaenlase jalaväelaste sihtimiseks. Selle vintpüssi jaoks mõeldud pikk laskekaugus tähendab, et konkreetsete vaenlase sõdurite tabamine on laskurite jaoks suhteliselt keeruline, kuigi vintpüss suudab häiriva tulega mitme kilomeetri kauguselt segada jalaväe liikumist ja formatsioone. Alligaatorit saab kasutada ka mõningate takistuste hävitamiseks, mis takistavad oma jalaväe liikumist, näiteks puitehitised või betoonseinad. Alligaator sobib kõige paremini kergete sõidukite, kindlustatud positsioonide nagu blindaažide, sidevahendite, radarijaamade, laskemoona ja kütusehoidlate, õõdutõrjesüsteemide ning lennuväljal või angaaris olevate lennukite hävitamiseks. Need sihtmärgid on palju suuremad ja kaugelt laskmiseks lihtsamad. On isegi teateid, et vintpüss on piisavalt täpne, et sihtida lennunhelikoptereid, kuigi sellise juhtumi kohta kinnitatud juhtumeid ei ole. Materiaalsed sihtmärgid, mille hävitamiseks alligaator on loodud, on kallid. Antimateeriali vintpüssid nagu alligaator ja tema väiksem sugulane T-Rex aitavad seega Ukrainal pidada asümmeetrilist sõda oma suurema ja jõukama ründaja vastu. Vintpüssi kuul võib tabada sihtmärki 23 380 naela ehk umbes 12 tonni. Jõuga, mis on üle 2 korra rohkem kui 0,50 kaliibriga Browningu kuulipilduja padrun. See on kaugelt rohkem kui piisav jõud, et hävitada tuhablokkides sein. Iga vaenlase sõdur, keda selline kuul tabab, muutub hakklijaks. Snipexi andmetel suudab vintpüss läbistada 10 mm terases soomuse 1,5 kilomeetri kauguselt. Sellest jõust piisab, et läbistada Vene soomustransportööride, nagu PTR-80 külmist soomust, seades kõik sees olevad sõdurid ohtu. Oryxi blogi andmetel on Venemaa kaotanud 2024 aasta 19. veebruari seisuga 1196 soomusvõitlusmasinat. Neist 802 on hävitatud, samuti on kaotatud 3435 jalaväe lahingumasinat ja 397 soomustransportööri. Need hinnangud on tõenäoliselt alahinnatud, sest Oryx arvestab ainult visuaalselt kinnitatud kaotusi. Pole teada, kui paljud neist kaotustest on põhjustatud Ukraina snaiprite poolt, kes kasutasid alligaatorit. Kuid Ukraina kaitsjad, kellel on ligipääs võimsale ja odavale materjalivastasele relvale, vastutavad kindlasti osa hävingu eest, mida Venemaa on kogenud. Kergemalt soomustatud sihtmärgid, nagu varustuse veokid, on alligaatori padrunile lihtne saak. Selle relvaga varustatud Ukraina snaiprid on seda kahtlemata kasutanud Vene vägesid varustavate kolonnide häirimiseks, suurendades logistilisi raskusi, mida Kremli armeed on sõja ajal kogenud. 29. septembril 2022 avaldatud videos demonstreeritakse alligaatori vastumaterjali funktsiooni. Videos näidati, kuidas Ukraina snaiper kasutas seda soomustatud sihtmärgi tabamiseks enam kui 2 kilomeetri kauguselt. Teralisel videol tuvastati sihtmärgiks Vene tank. Snaiper tabas sõidukit vähemalt ühe lasuga, pärast mida video lõppes. Kuigi sõidukit ei hävitatud ega ilmnenud ka märkimisväärseid kahjustusi,
See näitas, kui kaugelt välja õppinud alligaatori operaator suudab tõhusalt tulistada ning kui suur oht see kujutab kergemalt soomustatud Vene sõidukitele. Oht suureneb, mida lähemale snaiper jõuab. 100 meetri kaugusel suudab alligaatori lask läbistada 30 mm terasest soomust, seades ohtu ka raskemad sõidukid, kuigi see asetaks ka snaipri ise palju suuremasse ohtu. Pärast lasku põgenemine, kandes nii pikka ja rasket relva, ei ole lihtne. Seetõttu toimuvad enamik alligaatoriga snaipri missioone pikematel distantsidel. Osa põhjusest, miks alligaatori vastumaterjali funktsioon on nii oluline, seisneb selles, et see on palju odavam viis nende sihtmärkide hävitamiseks kui teised kaasas kantavad tankitõrjerelvad. Näiteks võib üks Javelini rakett maksta $80 000 tüki kohta. Heiteseade ise maksab juba 6-kohalise summa. Need seadmed vajavad ka keerukat tarneahelat tootmiseks ja transportimiseks, mis tähendab, et nende arv on paratamatult piiratud. Vastupidiselt sellele maksab alligaator 4- või 5-kohalise summa. Püssi täpset hinnasilti pole välja toodud. Samuti on saadaval miljoneid, 14,5 x 110 mm padruneid ning neid on lihtne koha peal juurde toota. Alligaatori olemasolu võimaldab Ukraina vägedel vältida kallite Javelini või NLO rakettide kasutamist madalama prioriteediga sihtmärkide vastu, säästes neid nii, nagu need olid mõeldud kasutamiseks vaenlase peamiste lahingutankide vastu. See on veel üks viis, kuidas alligaatori olemasolu aitab Ukrainal Venemaa vastu asümmeetrilist võitlust pidada. Nii hea kui see ka poleks, kaasnevad alligaatori kasutamisega operaatorile ohud. Oleme maininud selle pikkust ja kaalu, mis võivad põgenemise raskeks teha, kuid see pole ainus asi, mille pärast snaiper, kes seda kasutab, peab muretsema. Kuigi sellele saab paigandada summuti, et vähendada selle märgatavust, on laskmisel tekkiv suudmeleek tohutu. Üks kommentaator võrdles selle eredust käsigranaadi plaavatusega. Isegi leegisummutiga on seda lihtne märgata, mistõttu on snaiper pärast lasku haavatav. Sellepärast ongi see vintpüss mõeldud sihtmärkide tabamiseks nii pikkadelt distantsidelt. Selline kaugus on üks väheseid viise tagada snaipri ohutus selle relva kasutamisel. Kuigi märkimisväärne on see, et Ukraina sõjaväe 2021 aasta treeningvideos oli relva suudmeleek palju väiksem, kui sellel oli paigaldatud summuti. Alligaatori ja T-Rexi jõudmine lahinguväljale näitab, et snaipri roll areneb jätkuvalt. Laskekaugused muutuvad pikemaks ning viimase 10 jooksul on pikima kinnitatud snaipri tabamuse rekordi omanik sagedamini vahetunud. Antimaterial snaiprid on samuti näidanud oma tähtsust kaasaegsetes, võrdsete või peaaegu võrdsete vastastega konfliktides. Täppisraketid, suurtükimürsud ning raketipõhised tankitõrje või õhutõrjemoonad saavad sellistes tingimustes kiiresti otsa, kusjuures mõlemad konflikti osapooled kannatavad puuduse all. Kasutajad peavad seetõttu olema ettevaatlikud, kuidas nad otsustavad oma keerukat täppismoona kasutada. Sellele reaalsusele on vastatud sellega, et minnakse tagasi vanade lahenduste juurde. Paljudes teisteski aspektides on vana taas uus. Näiteks on Ukraina väed kasutanud vanatüübilisi lauskahureid Iraani Shahed-droonide allatulistamiseks, sest keerukate rakettide kasutamine selleks oleks ebamõistlik ressursside raiskamine. Alligator demonstreerib sama põhimõtet maapealsete sihtmärkide vastu. Snaiper jääb alati ohuks vaenlase isikkoosseisule, eriti väärtuslike sihtmärkide puhul, kes pole ettevaatlikud. Siiski võib just materjalivastases rollis näha 21. sajandi teise poole snaiprite kõige tõhusamat kasutust. Kas tulevikus snaiprid, relvastatud selliste relvadega nagu alligaator, osutuvad ohuks järjest kallimale vaenlase tehnikale väiksema kuluga? Kui Ukraina sõjavägi sai esmakordselt FV-103 Spartan soomustransportöörid 2022 aasta juulis, ei olnud see maailmas suurt tähelepanu pälvinud sündmus. Tegelikult olid enamik sõjalisi analüütikuid nõus, et need sõidukid ei avalda lahinguväljal tõenäoliselt suurt mõju. Lõppude lõpuks olid need juba siis kaugel kaasaegsetest jalaväe lahingumasinatest, sest isegi Suurbritannia ise võttis need kasutusest maha rohkem kui 15 aastat tagasi. Ukraina sai 7. riigiks, kes neid sõidukeid kasutab, kusjuures Läti on ainus teine Euroopa riik, kellel need veel alles on. Võrreldes Venemaa kaasaegse sõjaväetehnikaga näevad Spartad välja tagasihoidlikud ja ebapiisavad. Ja ometi 3,5 aastat pärast sõja algust kasvas Spartade arv lahinguväljal 35-lt peaaegu 200-ni. Ja sellest arvust on avatud allikate luureandmeid jälgiva ettevõtte Oryx andmetel kaotatud vaid umbes 35. Umbes 82,5% ellujäämismäär on võrreldav mõnede edukaimate Lääne ja Ukraina süsteemidega, mis viitab sellele, et need tagasihoidlikud sõidukid on palju enamat, kui esmapilgul paistab. Vaatame siis täpselt, kuidas Ukraina muutis Ühendkuningriigi vanarauaks mõeldud sõidukid eesliini koletisteks, mis suudavad vastu astuda Venemaa moodsatele tankidele. Alustame nüüd tegelikest tehnilistest andmetest, mida need tähendavad ja miks need muutsid Spartani soomukid algselt peaaegu vananenuks. FV-103.
Spartan töötati välja 1970. aastatel osana Suurbritannia lahingluure roomiksõidukite ehk CVRT perekonnast. Disaini filosoofia oli lihtne. Luua kiire sõiduk, mis suudaks transportida eriüksusi nagu õhutõrjemeeskonnad või luureüksused üle lahinguvälja, püsides samas tempos raskemate tankidega. Selle saavutamiseks andsid Briti insenerid endast kõik, et vähendada traditsioonilise jalaväetransportööri kaalu nii palju kui võimalik. Kere ehitati keevitatud alumiiniumi sulamist, mitte terasest, ning selle paksus oli eesmisel kaarel maksimaalselt vaid 60 mm. See pakkus kaitset 14,5 mm kuulide eest umbes 200 meetri kauguselt ja kildude eest, kuid mitte rohkemaks. Otsene tabamus ükskõik millisest kaasaegsest tankitõrjerelvast läbistaks selle otsekohe. Sõiduki 195 hobujõuline Jaguari mootor suutis seda avatud teel viia kuni 60 miili tunnis, kuid ainult siis, kui koormus oli minimaalne. Teisalt tähendas kaalvõimsuse suhe seda, et see suutis ronida 60-kraadisest tõusust üles. Dessandiruumi mahtus vaid 4 sõdurit, 3 meeskonnaliikme peale lisaks, ning sinna pääses tagumise ukse või katuse luukide kaudu. Sõiduki relvastus koosnes ühest 7,62 mm-sest L-37A1 kuulipildujast komandöri tornis. Sellest piisas enesekaitseks jalaväe vastu, kuid soomustatud sihtmärkide, isegi teise Spartani vastu, oli see lõppkokkuvõttes kasutu. Kehva soomuse ja vaid nišiliste operatiivsete võimete kombinatsioon tähendas lõpuks, et Spartanit ei kasutatud kunagi tegelikus lahingutegevuses. Selle asemel teenis see Ühendkuningriigi sõjaväes abitranspordivahendina. Isegi siis tähendasid traditsiooniliste jalaväe lahingumasinate pidevad relvastuse täiustused, et tank jõudis kiiresti punkti, kus seda võisid maha lasta sarnased abisõidukid. See viis selleni, et Ühendkuningriik asendas Spartani võimekama Pantheri juhtimise sideautodega. Viimased Spartanid eemaldati Briti teenistusest 2009. aastaks. Võrdluseks tasub vaadata Spartani ja Ukraina olemasoleva nõukogudeaegse varustuse ning lääne alternatiivide erinevusi. BTA Kaum. Ukraina standardne koodumaine soomustransportöör kaalub 16,4 tonni ja mahutab 3–6 sõdurit, samal ajal kui sellel on 30 mm automaatkahur. Ameerika M113, mida kasutab ka Ukraina, kaalub 14 tonni ja veab 11 sõdurit. M2 Bradley, mida Ukraina väga soovis, kaalub 27 tonni, mahutab 6 sõdurit pluss meeskonna ja selle relvastus on 25 mm. Autokahur pluss TOW ehk torust lastavad optiliselt jälgitavad juhtmetega juhitavad tankitõrjeraketid koos täiustatud termosihtimisseadmetega. Nende näitajate kõrval näeb Spartan üsna armetu välja. Kui Ühendkuningriik lubas 2022 aastal saata 35 Spartanit ja suurendas seda lubadust hiljem enam kui 120 nii. Ukraina võttis selle tänulikult vastu. Kui Serhi Pritula heategevusfond kogus 2022 aasta novembris vaid 36 tunniga ühisrahastuse abil 6,5 miljonit $, et osta Ühendkuningriigi eraisikutelt veel 60 Spartanit. Ukraina sõdurid tähistasid seda, kui Ukraina maailmakongress hankis algatuse Ühine Ukrainaga kaudu veel 13 masinat. Rindeüksused võistlesid nende pärast. Juubeldamine oli tingitud sellest, et Ukraina väed märkasid midagi, mida lääne analüütikud ei märganud. Sõjas, kus domineerivad droonid, suurtükivägi ja pidev jälgimine, olid Spartanite näilised nõrkused tegelikult varjatud tugevused. Ukraina meeskonnad ei hakanudki Spartanit kasutama eesliini jalaväe lahingumasinana. See oleks olnud enesetapp. Selle asemel muutsid nad selle kiireks soomustatud taksoks, mis oli optimeeritud kiireteks sisseviimis- ja väljatoomismissioonideks kõige ohtlikumates tingimustes. Üks Ukraina sõdur selgitas operatiivset kontseptsiooni nii. Liigume märkamatult sisse, täidame ülesande märkamatult, viime rünnakumeeskonna märkamatult kohale, läheme sisse, toome meie mehed välja. See erines radikaalselt NATO mehhaniseeritud sõjapidamise doktriinist, mille järgi see sõiduk algselt projekteeriti, kus jalaväe lahingumasinad liiguvad koos tankidega edasi, surudes vaenlase positsioone maha automaatkahuritega. Tüüpiline Spartani missioon Ukraina teenistuses käib nii. Sõiduk ootab varjatult metsaservas või maastiku taga. Mootor välja lülitatud, et minimeerida soojus- ja elektromagnetilist signatuuri. Ukraina FPV droonid luuravad ees olevat marsruuti, tuvastades Vene vaatlusposte, suurtükipositsioone ja droonioperaatoreid. Kui missiooniülem otsustab, et hetk on sobiv, käivitab Spartani meeskond mootori ja kiirendab kiiresti üle avatud maastiku.
Eesmärgiks on kiirus ja üllatus. Kiirusel 60 miili tunnis suudab sõiduk läbida umbes 1 miili minutis, vähendades oluliselt aega, mille jooksul Vene väed seda märgata võivad, edastada sihtmärkide andmeid ja alustada vasturünnakuid. Väike suurus, mis tundus olevat nõrkus, muutus hoopis eeliseks. Spartan on oma klassi üks kitsamaid ja lühemaid sõidukeid, pikkusega alla 17 jala ja laiusega 8 jalga, 2 tolli. See tähendab, et see suudab varjuda kohtadesse, kus suuremad sõidukid nagu BTR-3 või Bradley oleksid nähtavad. Selle madal siluett, mis on veidi alla 9 jala kõrge, teeb selle Vene droonide jaoks raskemini märgatavaks ja jälgitavaks, eriti kui see liigub kiiresti keerulisel maastikul. Kui Ukraina väed pidid evakueerima haavatud sõdureid avatud positsioonidelt Bahmuti lähedal, osutusid Spartanid hindamatuks. Tänu suhteliselt väikesele mahutavusele tuli ukrainlasi sageli, sõltuvalt vigastuste raskusastmest, transpordiruumi kokku suruda. Mõned evakuatsioonisõidud muutusid Ukraina üksuste seas legendaarseks, mahutades üle tosina sõduri. Üks meeskonnaliige teatas, et tagasiteel pole sees varustust, nii et panite nad sisse nagu Tetrises. See ületab Spartani kavandatud mahutavuse, mis on 7 inimest, kaugelt. Kuid hädaolukorras evakuatsioonidel seavad Ukraina meeskonnad elude päästmise spetsifikatsioonide järgimisest ettepoole. Sõiduki kerge kaal annab veel ühe olulise eelise, mida lääne analüütikud on pidevalt alahinnanud. Maapinna surve. Vaid 10,6 tonni jaotatuna roomikute pinnale avaldab Spartan umbes 0,4 kilogrammi ruutsentimeetri kohta maapinna survet. Võrrelge seda põhilahingutankiga nagu T-72, mille mass on 46 tonni, mis tekitab umbes 0,9 kilogrammi ruutsentimeetri kohta, või Leopard 2-ga, mille mass on üle 60 tonni, tekitades veelgi suuremat survet. See erinevus on tohutult oluline Ida-Ukraina kurikuulsal mustal mullal, mis kevadise sula ja tugevate vihmade järel muutub paksuks poriks. Raskemad sõidukid jäävad kinni, muutudes haavatavateks sihtmärkideks suurtükiväele ja droonidele. Spartani madal pinnasurve võimaldab tal liikuda maastikul, mis raskema soomuse jaoks oleks läbimatu, avades taktikalisi võimalusi, mida BTR-3 või Bradleydega varustatud üksustel ei olnud. Tegelikult viitavad mõned raportid sellele, et sõdur, kes hüppab sõidukilt maha, võib mudasse kinni jääda seal, kus Spartan varem probleemideta läbi sõiti. Veelgi tähelepanuväärsem on see, et kerge kaal võib pakkuda teatavat kaitset tankitõrjemiinide vastu. Enamik survega aktiveeritavaid tankitõrjemiine on loodud reageerima 150–300 kilogrammisele kaalule, mis on piisav, et need plahvataksid roomiksõidukite all, kuid ei kuluks asjata kergemate sihtmärkide peale. Spartan jääb hallitsooni, kus mõned miinid ei pruugi alati aktiveeruda, eriti vanemad Nõukogude mudelid, mida nii Ukraina kui ka Venemaa on laialdaselt paigaldanud. Kuigi see ei taga kindlat kaitset, võib see anda ellujäämisvõimalusi, mida raskemal soomusel lihtsalt ei ole. Muidugi, Spartani asendused sisaldasid muidugi suuri soomustäiustusi, et muuta need vähem haavatavaks miini plahvatamisel või suurema kaliibriga pihta saamisel. Nii et pole selge, kui tõhusad nad olid miinide vältimisel. Aga Ukraina sai üsna varakult aru, et mõnede sõidukite tehnilised näitajad lihtsalt lakkasid sõja suures plaanis tähtsust omamast. Sissetung muutus kiiresti kurnavaks seisakuks, kus kumbki pool ei suutnud mõistlikult edasi liikuda. See viis mehitamata süsteemide täieliku ülekaaluni. Mõlemad pooled saadavad igakuiselt välja 10 000 droone, alates lihtsatest kommertskvadrokopteritest, mis viskavad granaate, kuni keerukate FPV võidusõidudroonideni, mis on ümber ehitatud tankitõrje lõhkepeadega, kuni pikamaa uitmoonasüsteemideni, nagu Vene Lancet ja Ukraina modifitseeritud süsteemid. Traditsiooniline tankidoktriin eeldas, et raske soomus ja aktiivkaitsesüsteemid tagavad ellujäämise, kuid droonid ründavad ülalt, tabades iga sõiduki kõige õhemat soomust katusel. Nad ründavad ka parvedena, mis ülekoormavad aktiivkaitsesüsteemid nagu automaatsed kahurid või isegi passiivsed lisad, näiteks võrgud. Ja isegi droonide parved võivad maksta kordades vähem kui sõidukid, mida nad hävitavad. Sellises olukorras muutus Spartanite raske soomuse puudumine paradoksaalselt eeliseks. Kuna seda ei olnud kunagi loodud raskete tankitõrjerelvade vastu ellujäämiseks, said Ukraina insenerid selle täielikult droonitõrjeks optimeerida, ilma et nad peaksid muretsema erinevate kaitsetüüpide vahelise tasakaalu säilitamise pärast.
2025 aasta juuli lõpus tehtud videos on selgelt näha, kuidas Ukraina Spartanitele paigaldatakse sarnast droonivõrku, mida kasutatakse ka põhilahingutankidel ja teistel jalaväe lahingumasinatel. Ja samamoodi kaetakse metallvõrk seejärel maskeerimisriide või sarnase materjaliga, et võimandada eelmainitud liinikaalu taktikat enne, kui sõidukeid üldse transpordiks vaja läheb. Teise võimalusena kohandati mõned sõidukid ümber, et need toimiksid lahingutoetusvahendina, mitte transpordivahendina. Seda tehti paigaldades torni, millel oli M2 Browningu raskekuulipilduja ja automaatne granaadiheitja, asendades standardse automaatkahuri. Kuigi see välistas sõiduki droonivastaste meetmete paigaldamise, suurendas see oluliselt selle ründevõimekust. Kuid pelgalt tehnilised näitajad ei selgita täielikult, miks Spartanid olid Ukrainas nii edukad, kuigi algselt olid need mõeldud vanarauaks. Tegelikult jäid need sõidukid oma algsetes NATO armeedes lihtsalt uuemate mudelitega konkurentsis alla. Kuid Ukraina praktilised vajadused võimaldavad neil vanadel eelistatud mudelitel justkui uue võimaluse saada. Kui Suurbritannia 2009. aastal Spartanide pargi kasutuselt kõrvaldas, asendati need Pantheri juhtimis- ja sideautodega. Need olid 6 rattaveoga sõidukid, mis põhinesid Itaalia Iveco keskmise mitmeotstarbelise sõiduki platvormil. Panther kaalub 7 tonni, mahutab 6 inimest ja pakub Stanagi teise taseme ballistilist kaitset. See on maanteel kiirem, kütusesäästlikum, lihtsam hooldada ja oluliselt mugavam kui roomikutel Spartan. NATO operatsioonide jaoks Iraagis ja Afganistanis oli see igati loogiline valik. Koalitsiooniväed tegutsesid ülekaaluka õhuülekaaluga, kõrgtehnoloogilise ISR-iga, luure, seire ja rekognosseerimisvõrkudega ja logistikahelatega, mis suudavad tarnida osi ükskõik kuhu 48 tunni jooksul. Selles keskkonnas olid ratassõidukid, millel on madalamad ekspluatatsioonikulud ja parem teekäitumine ideaalsed. Aga Ukraina ei võikle õhuülekaalu nimel. See tegutseb peaaegu võrdsete vastaste konfliktis, kus mõlemal poolel on ulatuslikud suurtükiväed, drooniparved ja elektroonilise sõjapidamise võimekus. Teid jälgitakse hoolikalt ning neid miinitakse või rünnatakse sageli suurtükitule või droonidega. Samal ajal on varustusahelad mõlemal poolel pideva surve all ja ebausaldusväärsed, kuna 600 miili pikkusel rindel toimub iga päev tohutul hulgal kaugmaa droonirünnakuid. Selles olukorras muutis aegunud Spartani roomikutel liikuvus, kompaktne suurus ja lihtne mehaanika selle väärtuslikumaks kui uuemad ja keerukamad alternatiivid. Roomikvedrustus on ebatasasel maastikul liikudes stabiilsem ning sõiduki võime ronida järskudest nõlvadest üles teeb selle praktiliselt hindamatuks. Samasugusel künklikul maastikul, mis on täis põlde ja kraave ning iseloomustab Donbassi Ukraina-Venemaa rinnet. Ukraina väed peavad seda, mis meenutab rohkem teise maailmasõja idarinnet kui neid konflikte, milleks NATO valmistus. Selles kontekstis on olulisemad kvantiteet, hooldatavus ja taktikaline paindlikkus kui üksiku sõiduki võimekus. Juba ainuüksi numbrid räägivad enda eest, kuna Ukraina sai erinevate kanalite kaudu umbes 200 Spartani varianti. Võrrelge seda teiste läänesüsteemide arvuga, mida nad said. Umbes 100 Leopard 2 varianti, alates 2A4 kuni 2A6 mitmest NATO riigist. 31 M1 Abrams tanki Ameerika Ühendriikidest, millest Ukraina on kaotanud 27. Umbes 300 M1-11 varianti, millest enamik on Leedu poolt antud ja pärit Nõukogude aja tootmisest. 190 Bradley M2 ja M3 masinat, mille on andnud Ameerika Ühendriigid. Neist umbes 40 on kaotatud või kahjustatud. Spartanide laevastik on arvuliselt piisavalt suur, et varustada mitu brigaadi. Ukraina väed on moodustanud 251. territoriaalkaitsepataljoni, 127 territoriaalkaitsebrigaadi ja 67. mehhaniseeritud brigaadi üksused Spartan operatsioonide ümbruses. Need üksused on välja töötanud spetsiaalsed taktikad, mis kasutavad ära sõiduki mobiilsust ja transpordivõimekust. Aga siin läheb lugu tõeliselt huvitavaks. Kui Ukraina suudab saavutada selliseid tulemusi 50 aasta vanuste sõidukitega, mida Suurbritannia pidas väärtusetuks, siis mida võiks ta saavutada varustusega, mida NATO peab tegelikult moodsaks?
Suurbritannia Pantheri sõidukeid, mis asendasid Spartani, ei ole Ukrainale pakutud. Samuti ei ole Ukrainale pakutud roomikutel Warriori jalaväe lahingumasinaid, mille Suurbritannia hiljuti kasutusest kõrvaldas, kuigi neid on mainitud võimalikes tulevastes abipakettides. Tunduvalt võimekamaid ajaks luuresõidukeid, mis nüüd Suurbritannia teenistusse jõuavad, ei arutata isegi. Üks põhjus, miks Suurbritannia annab Ukrainale umbes sama ajastu tehnikat nagu Ukraina enda masinad, on poliitilise riski juhtimine. NATO riigid soovivad vältida nii arenenud süsteemide andmist, sest nende kaotus või vaenlase kättesattumine ohustaks salastatud tehnoloogiat. Teine põhjus on väljaõppe keerukus. Kaasaegsed masinad nõuavad keerukat meeskonnakoolitust, mis võtab kuid aega. Lõpuks on veel hooldusinfrastruktuur. Uuemad masinad vajavad spetsiaalseid rajatisi ja varuosi, mida Ukrainale ei ole ega saa olla. Muidugi on veel üks võimalus, kus Venemaa kuulutab, et osa annetatud varustuse üleandmistest võib kallutada kaalu liiga palju Ukraina kasuks ja väidetavalt ohustada kogu Venemaad. Vastutasuks võiks Venemaa sõda eskaleerida, kasutades Ukraina vastu taktikalisi relvi, sealhulgas tuumarelvi, et sõda nii-öelda kiirendada. See hirmutamistaktika ei ole uus, sest Putin oli varem püüdnud takistada kaugmaarakettide, tankide ja lennukite ülekandmist ja pole teada, kuhu ta võib järgmisena kujuteldava punase joone tõmmata. Kuid Spartani edu viitab sellele, et need kaalutlused võivad olla liialt ettevaatlikud. Ukraina väed on osutunud märkimisväärselt võimekaks lääne varustuse kohandamisel, improviseerides lahendusi hooldusprobleemidele ja arendades taktikaid, mis maksimeerivad platvormide tugevusi ning minimeerivad nõrkusi. Mõelge, mida see tähendab laiemas Venemaa ja NATO sõjalise tasakaalu kontekstis. Oryxi dokumenteeritud visuaalsete kinnituste kohaselt on Venemaa alates sissetungi algusest kaotanud üle 23 000 ühiku sõjatehnikat. See hõlmab umbes 13 500 hävitatud soomusmasinat, mis olid kogutud aastakümnete jooksul ladustatud varudest. Venemaa praegune tootmisvõimekus on ligikaudu 250 T-90M tanki ja 70-100 BMP-3 jalaväe lahingumasinat aastas, mis jääb asendusvajadusest kaugele maha. Riik on olnud sunnitud järjest vanemat varustust ladudest välja tooma, kasutusele võttes 1960-ndatest pärit T-62 tanke ja on isegi teatatud juhtumitest, kus teise maailmasõja aegsed T-34 tankid on nähtud Ukrainasse suunduval rongil. NATO ühendatud sõjatööstuslik võimekus ületab Venemaa oma suurusjärkude võrra. Poola sõjaväeanalüütikute sõnul tootis Ameerika Ühendriigid aastatel 1979 kuni 1993 üle 8800 M1 Abramsi tankid. Tuhanded neist on ladudes ja tänaseni toodetakse igal aastal ligikaudu 135 uut tanki. Saksamaa tootis üle 3000 Leopard 2 tanki. Suurbritannia valmistas ligi 500 Challenger tanki ja Prantsusmaa ehitas üle 400 Leclerc tanki. Ja need on kaasaegsed põhilahingutankid komposiitsoomuse, 120 mm siledaraudsete kahurite, arenenud tulejuhtimissüsteemide ja keerukate aktiivkaitsesüsteemidega. Kui NATO riigid otsustaksid anda Ukrainale isegi 10% oma reservis olevatest tankidest, tähendaks see üle 1000 kaasaegse põhilahingutanki jõudmist konflikti. Spartanid oleksid võrreldes nendega praktiliselt kasutud. Sama loogika kehtib jalaväe lahingumasinate, suurtükisüsteemide, õhutõrjeplatvormide ja lahingulennukite kohta. NATOl on see varustus olemas. Küsimus on alati olnud poliitilises tahtes. Spartanite sooritus näitab, et isegi lääne vananenud varustus, kui seda õigesti kasutada, ületab Vene kaasaegseid süsteeme. Ukraina sõdurid ja insenerid ei ole tegelikult loomupäraselt paremad kui Venemaa omad, mida võib pidada üheks kogenumaks sõjaliseks varustajaks idapoolkeral. Kuid lääne sõjaline areng viimase 50 aasta jooksul isegi vananenuks peetavatel masinatel on loonud võimekusi, millega Venemaa praegune sõjatööstus ei suuda sammu pidada. Lisaks taktikalisele kasutusele ja strateegilistele mõjudele põhineb Spartani edu konkreetsetel inseneertehnilistel valikutel, mida Ukraina muudatused veelgi täiustasid. Eriti just M2 Browning pakub märkimisväärselt paremat tulejõudu, jalaväe, kergete sõidukite ja kindlustatud positsioonide vastu. Maksimaalse tõhusa laskekaugusega, mis ületab veidi 1 miili, võimaldab see Spartanite meeskondadel rünnata sihtmärke, mis oleksid algse 7,62 mm relvaga olnud kättesaamatud. MK19 granaadiheitja laiendab seda võimekust veelgi, kuni 1,37 miilini.
tulistades kõrge lõhkevõimega killuheitelaenguid, mis suudavad vaenlase positsioone maha suruda või läbistada vähem soomustatud sõidukeid. Siiski kaasneb nende relvadega märkimisväärne puudus. Erinevalt algsest L37A1 seist, mida sai tulistada sõiduki seest, pidid M2 ja MK19 puhul kuulipilduja operaatorid end torni kohale paljastama. Ukraina meeskonnad lahendasid selle, lisades relvakinnituste ümber improviseeritud soomuskilbid, näiteks keevitatud terasplaadid, mis kaitsevad käsitulirelvade tule ja kildude eest, võimaldades samal ajal kuulipilduja operaatoril relva kasutada. Sõidukid saavad ka kaasaegsed sidepidamissüsteemid. Mõned Spartanid on nüüd varustatud Harris raadiotega, mis võimaldavad integreerimist Ukraina juhtimisvõrkudega ja koordineerimist droonioperaatoritega. See lahendab ühe algsete sõidukite peamise piirangu, kuid 1970. aastate raadiosüsteemid ei ühildu lihtsalt tänapäevaste krüpteeritud sidepidamissüsteemidega. Tulejuhtimissüsteemide uuendused osutusid sama väärtuslikeks. Kuigi Spartanit ei loodud tankitõrjesõidukiks, nägid Ukraina väed selles potentsiaali tuletoetusplatvormina. Mõned sõidukid said laserkaugusmõõtjad ja täiustatud optilised sihikud, mis parandasid märkimisväärselt täpsust pikematel distantsidel. Üks meeskonnaliige märkis, et teerattad on kummistatud ja see on üks selle eeliseid. See on vaikne, pole metallikolinat ja roomikutel on samuti kummipadjad, mis aitab müra vähendada. See vaikne töö koos mootori juhtimise kaudu vähendatud soojusjäljega muudab Spartani üllatavalt märkamatuks, hoolimata sellest, et tal puuduvad keerukad seirevastased süsteemid. Keskkonnas, kus domineerivad soojusoptika ja akustilised andurid, annab vaikne tegutsemine olulise eelise sisenemis- ja väljumisoperatsioonidel. Võib-olla kõige olulisem on see, et Spartan on mehaaniliselt lihtne, mis tähendab, et Ukraina meeskonnad saavad suurema osa hooldusest teha välitingimustes. Kui roomik puruneb, vahetavad nad selle välja. Kui mootor üle kuumeneb, vahetavad nad jahutusvedeliku torud. Sõiduk ei vaja ei spetsiaalseid diagnostikaarvuteid ega raskesti leitavaid elektroonikakomponente. Võrrelge seda Bradleyga, millel on keeruline turbodiiselmootor, automaatkäigukast, digitaalne tulejuhtimissüsteem ja integreeritud lahinguvälja juhtimisarvutid. Kui Bradley Ukrainas katki läheb, vajab see sageli transporti spetsiaalsetesse hoolduskeskustesse, kus on välja õppinud tehnikud ja tootja spetsiifiline diagnostikavarustus. See hoolduseelis suureneb aja jooksul veelgi. Pärast mitmeid kuid kestnud operatsioone langeb Bradley masinapargi lahinguvalmiduse tase, kuna sõidukitel koguneb väiksemaid rikkeid, mida ei saa koha peal parandada. Spartani masinapark säilitab kõrgema kasutuskõlblikkuse, sest meeskonnad saavad probleemidega kohe tegeleda, selle asemel, et oodata spetsialiseeritud abi. Ukraina Spartani programmi edu näitab samuti, kuidas sõjaliste hangete majandus on aja jooksul piirkondade lõikes muutunud. Täpsemalt öeldes on lääne sõjaväed varem püüelnud üha keerukamate platvormide poole, eeldades, et tehnoloogiline ülekaal annab igas konfliktis otsustava eelise. See viis selliste süsteemideni nagu F-35 hävituslennuk, mille hind on $100 miljonit ühe lennuki kohta. Zumwalti klassi hävitaja, mille hind on $7,5 miljardit ühe laeva kohta. Ja Future Combat Systemsi programm, mis tühistati pärast $18 miljardi kulutamist ilma ühegi töökorras sõidukita. Loogika tundub mõistlik. Tipptehnoloogia suurendab lahingutõhusust, seega parimatesse süsteemidesse investeerimine annab optimaalse sõjalise võimekuse. Kuid Ukraina kogemus viitab sellele, et see loogika laguneb kõrge intensiivsusega tavapärases sõjas. Probleem ei ole selles, et tipptasemel süsteemidel puuduks võimekus, sest Bradley on vaieldamatult peaaegu igas mõõdetavas aspektis Spartast võimekam. Tipptasemel süsteeme ei saa lihtsalt piisavas koguses toota, hooldada ega lahingusse saata, et need oleksid olulised, kui kaotused on suured. Võtame näiteks mõned lihtsad matemaatilised arvutused. Kui Bradley maksab $4,35 miljonit, mis on ligikaudne ühikuhind viimaste USA armee tellimuste puhul, ja renoveeritud Spartan maksab umbes $50,000, mis on hind, mida Ukraina heategevusfondid maksid Ühendkuningriigi eraisikutest müüjatele, siis saab ühe Bradley hinna eest kasutusele võtta 87 Spartanit. Oletame nüüd, et mõlema sõiduki ellujäämismäärad Ukraina tingimustes on sarnased, mis näib olevat ligikaudu tõsi olemasolevate kaotusandmete põhjal. Isegi kui Bradley on iga sõiduki kohta 3 korda tõhusam, ja isegi see on vaieldav droonidest küllastunud keskkonnas, Spartanite park pakub sama investeeringu eest 22 korda rohkem töökorras sõidukeid. See võimaldab loomulikult odavamat sõidukit olla mitmekülgsem ja kasutatavam tegelikes lahinguolukordades. Ukraina komandöörid saavad saata Spartaneid ohtlikele missioonidele, mis oleksid piiratud Bradley varude puhul vastuvõetamatu risk.
Nad saavad paigutada Spartaneid eesliinile, kus kiire täienduse saabumine on olulisem kui üksiku sõiduki võimekus. See viitab sellele, et lääne sõjaväed on liigset rõhku pannud iga platvormi võimekusele, ohverdades seejuures kogu sõidukipargi ellujäämisvõime, hooldatavuse ja koguse. Mässutõrjeoperatsioonides tehnoloogiliselt kehvemate vastaste vastu see ei olnud oluline, sest absoluutse parima sõiduki omamine õigustas rahalist kulu, kui sai vastased lihtsalt maha niita, kaotades ise minimaalselt varustust või inimesi. Kuid võrdselt arenenud vastaste vastu, kellel on keerukad relvad, võivad mass ja kättesaadavus olla olulisemad kui väikesed võimekuse parandused. Spartani lugu, nagu paljud teisedki, toetab veelgi aru saama, et sõda Ukrainas ei ole konflikt, kus tipptasemel sõjatehnoloogia ja väikesed eelised otsustavad lahinguid. See on kurnamissõda, kus tulemuse määravad kestlikkus, kohanemisvõime ja tahe. Selles keskkonnal alumiiniumkast roomikutel aastast 1978 muutub eesliini koletiseks. Mitte tänu keerukale elektroonikale või arenenud relvadele, vaid tänu nutikale kasutamisele, kiirele kohanemisele ja sõdurite leidlikkusele, kes keelduvad laskmast neil kastidel unustusse vajuda. Nagu üks Ukraina meeskonnaliige ütles, see asi tehti teisel ajastul teise sõja jaoks. Aga kuidagi sobib see ka sellesse sõtta. Sest kui missiooniks on ellujäämine, loeb töökindlus rohkem kui läikivad uuendused. Ukraina pidi õhuruumi üle kontrolli kaotama. Relvastuselt nõrgem, arvuliselt vähemuses ja vananevate nõukogude hävitajatega varustatud õhuvägi pidi Venemaa sissetungi järel päevadega kokku varisema. Selle asemel suutis Ukraina teha hämmastava pöörde, mitte lennuki vastu Venemaaga võisteldes, vaid luues täiesti uue õhuvõimu nullist. Üleriigi ulatuv droonivõrk, oma tehtud relvad, lääne hävituslennukid, mis kohandati kiiremini kui keegi oskas arvata. Ja nüüd, aastal 2025, murrab see õhuvõim lõpuks Venemaa selgroo. Sukelduume sellesse, kuidas Ukraina muutus maas olnud outsiderist tõusvaks õhujõuks, kirjutades sõjareeglid ümber. See võib kõlada üllatavalt, kuid kui Nõukogude Liit 1991 aastal lagunes, päris Ukraina maailma 3. või 4. suurima õhuväe, olenevad sellest, kellelt küsida. See jagunes 8 endise Nõukogude armee haruks, õhuväeks ja õhutõrjejõududeks. Iseseisvuse anguses oli neil 2000 lennukit, sealhulgas hävitajad, strateegilised pommitajad ja keerukad tugisüsteemid. Kõik need olid Nõukogude tehnoloogia tipp, ehkki pärinesid 1980-ndate lõpust. Sellegipoolest olid õhuvõimekuse poolest neist ees vaid USA, Venemaa ja Hiina, kuigi Hiina koht oli vaieldav. Kuid, nagu paljud teisedki postsovetlikud armeed, langes Ukraina õhuvägi aastakümnete pikkuse hooletuse, eelarvekärbete ja valusa reaalsuse ohvriks, kus tuli hooldada keerulist nõukogudeaegset tehnikat ilma Venemaa toeta. 2010-ndate alguseks oli Ukraina loovutanud, maha müünud või tagastanud 60% oma lennukitest. See kõik tehti selleks, et tasuda riigi kasvavaid võlgu või täita mitteagressioonilepinguid mitte kellegi muu kui Venemaaga, mida tuntakse Budapesti memorandumina. See hõlmas ka märkimisväärsete tuumalõhkepeade varude tagastamist, mille Venemaa oli jätnud Ukrainasse pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Need samad lepingud rikuti siiski 2014 aastaks. Selleks ajaks oli Ukrainal aktiivses teenistuses umbes 200 lahingulennukit ning nende uuendamisel 1990 aastate konfiguratsioonidest oli tehtud tühine edasiminek. Ukraina õhuväe juhtkond tunnistas kiiresti, et enamik riigi hävituslennukitest muutub 2030. aastaks kasutuskõlbmatuks. See kainestav tõdemus ennustas ette meeleheitlik olukorda, millega Ukraina pidi silmitsi seisma, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi. Ukraina praeguse õhuväe ümberkujundamise seemned külvati tegelikult palju varem, kui enamik inimesi arvab. Kui Venemaa annekteeris 2014 aastal Krimmi ja alustas oma hübriidsõda Ida-Ukrainas, mõistsid Ukraina sõjaväelised juhid, et nad seisavad silmitsi eksistentsiaalse ohuga, mis nõuab põhjalikke muudatusi. Ukraina püüdlused Venemaa poolt juhitud separatistlike liikumiste mahasurumiseks riigis viisid ka selleni, et ta kaosid praktiliselt poole oma olemasolevast õhuväest 1 aasta jooksul, vähendades oma lennukipargi suuruse veidi üle 200 lennukini. See oli tollal üks 21. sajandi suurimaid õhuväe varustuse sõjaaegseid kaotusi. Lisaks oli ülejäänud lennukipark kas kahjustatud või erinevates lagunemisastmetes, mis tõi kaasa korduvaid ülevaatusi ja katseid kokku panna töötavaid lennukeid ja koptereid päästetud varuosadest. Pärast Venemaa 2014 aasta sissetungi alustas Ukraina õhuvägi improviseeritud jõupingutusi, et saada võimalikult palju reaktiivlennukeid töökorda ning kutsus teenistusse võimalikult palju õhuväe reserviste, et muuta Ukraina õhuvägi võimalikult lahinguvalmis. Veelgi olulisem on see, et see kriis tähistas Ukraina pöörde algust NATO väljaõppemeetodite ja lääne sõjalise mõtlemise suunas, mis aitas hiljem osaliselt kaasa Ukraina edule sõjas. Kui saabus 2020 aasta, olid Ukraina parimad õhuväeüksused 2 alakoosseisus, hävitajate brigaadi, mis koosnesid umbes 50 Su-27 hävitajast, mis on võrreldavad USA F-15C-ga. Arvati, et 2025 aasta alguses oli neist töökorras umbes 30.
Olukord oli veelgi keerulisem, kui arvestada, et Ukrainal polnud ühtegi. Olulised õhutõrjevõimed, nagu õhus varajase hoiatuse ja juhtimise süsteemid, õhus tankivad lennukid, digitaalsed andmesideterminalid nende ühendamiseks, kaasaegsed täppisrelvad, õhust lastavad tiibraketid või luure- ja sihtimiskonteinerid. See polnud ainult vanades lennukites. Ukrainal puudusid terved võimekuste kategooriad, mida kaasaegsed õhuväed peavad hädavajalikuks. Moderniseerimise puudumise põhjus on keeruline teema, mis nõuab süvenemist sõjaeelsesse geopoliitikasse ja majandusse, kuid seda võib lühidalt kirjeldada kui tulenevat mõnest peamisest allikast. Esiteks, riigi olemasolev lennukipark koosnes täielikult Nõukogude ajastu ja Nõukogude päritolu tehnoloogiast, mida ei toodetud Ukrainas kohapeal ning Venemaa keeldus müümast rohkem lennukeid riigile, mida ta kavatses rünnata. Teiseks oli Ukrainal 2000-ndatel aastatel väga halb diplomaatiline ja majanduslik maine. Järjestikused valitsused vahetusid Euroopa-meelsete ja Euroopa-vastaste seisukohtade vahel. Kõike seda saatis üks maailma halvimaid korruptsioonitasemeid. Rahastuse puudus viib otse kolmanda põhjuseni. Kuna Ukraina sõjaline eelarve enne sõda oli palju väiksem, kui võiks eeldada selle riigi suurust ja ajaloolist tausta arvestades. Kaitseministeeriumi kogu eelarve hinnanguliselt umbes $1,72 miljardit. Sel ajal ei saanud Ukraina endale isegi kaasaegseid hävitajaid lubada, sest isegi mõne ostmine oleks riigi eelarve pingule tõmmanud, hoolimata sellest, et nad olid juba nõukogudeaegseid lennukeid maha müünud. Neljandaks tähendas Venemaa ja Ukraina vaheline jätkuv konflikt, et NATO riigid, kes olid ainsad lääne lennukite tootjad, olid pärast 2014 aastat ettevaatlikud kaasaegsete lennukite müümisel Ukrainale, kartes Venemaad provotseerida, kuna Euroopa sõltus tol ajal tugevalt Venemaa gaasieksportidest. Muuhulgas. Iroonilisel kombel avaldas Atlandi Nõukogu 2021 aastal raporti, milles väideti, et Ukraina õhujõudude nõrgana hoidmine uuenduste puudumise tõttu oli üks peamisi põhjuseid, miks Ukraina oli Venemaa jätkuva agressiooni sihtmärgiks. Nii et Ukraina oli omamoodi ummikseisus. Uuenduste hankimine võinuks Venemaad rünnakust heidutada, kuid Ukraina oli liiga vaene, et neid osta, ning NATO-ga sõjaliste hangete lepingute sõlmimine, mis võtaks aastaid, võinuks Venemaad rünnakule õhutada. Kõik see muutus 2022 aasta veebruariks mõttetuks, sest Venemaa ründas ikkagi. Kuid just siin võtab lugu ootamatu pöörde. Ukraina õhujõud jäid operatiivlennukite osas relvastuselt ja arvult Venemaale umbes 9 ühe vastu alla. Venemaa veetis samuti eelnevad 20 aastat Nõukogude Liidu lennukite täiustamisega, mille tulemusena olid nende lennukid vähemalt paberil terve põlvkonna võrra ees elektroonika, navigatsioonisüsteemide ja jõudluse poolest. Selle tõttu eeldati, et Venemaa sõjaplaan saavutab õhuülekaalu mõne päevaga. Selle asemel läks Ukraina sisuliselt traditsioonilisest õhuvõimu saavutamise teest täielikult mööda. Selle asemel, et proovida Venemaaga lennukite arvu poolest võistelda, keskendus Ukraina oma õhuruumi kontrollimisele uue tehnoloogia abil, droonidega. See muutus algas võrdselt nii meeleheite kui ka loovusega. Kui sõda Ukrainas algas, kasutas Ukraina annetatud droone ning tugines tugevalt tehnoloogia importimisele ja selle eest maksmisele NATO annetuste abil. Mõned aastad hiljem on riik jõudnud sinnamaani, et toodab sel aastal 4,5 miljonit drooni. Mõtle korraks sellele numbrile. 4 miljonit drooni ühe aasta jooksul tähendab, et Ukraina toodab iga päev üle 10 000 drooni. Ukraina lõi hajutatud võrgustiku, kuhu kuulub üle 500 tarnija, alates suurtest ettevõtetest kuni sõna otseses mõttes garaaži töökodadeni. Seda kõike igapäevaste pommitamiste ja Venemaa kasvavate ohtude surve all. Need ei ole traditsioonilised kaitsetööstusettevõtted, kes töötavad miljarditesse dollaritesse maksvates rajatistes. Need on ettevõtjad, insenerid ja vabatahtlikud, kes rajavad tootmisliine keldritesse, mahajäetud hoonetesse ja ajutistesse töökodadesse. Üks esimesi tõukeid nõrgale õhuväele oli FPV ehk esimese isikuvaatega droonid, kuna need toimisid lühimaa õhujuhtimisseadmetena, mis pakkusid piiratud õhutu ülekaalu madalamal maapinna lähedal. Need toodi Ukrainasse juba 2022 aasta juunis vabatahtliku sõjaväeüksuse Signum poolt. Pärast seda sai droonidest praktiliselt Ukraina leidlikkuse sümbolid. Iga mööduva kuuga muutusid kamikaze FPV droonid tõhusamaks või said juurde täiendava funktsiooni, mis täiendas või isegi asendas traditsioonilisi õhuvägesid ja mehhaniseeritud jalaväge. Venemaa kasutas sarnaseid droone, mis viis pideva võidujooksuni järgmise suure FPV droonide uuenduse väljatöötamisel, et ületada vastumeetmeid, parandada töökindlust või suurendada löögijõudu. Jätkuv surve andis hoogu riigi droonitööstusele, mille tulemusel püüdsid väikesed tarnijad üksteist üle trumbata või jõud ühendada, et pakkuda Ukraina uutele vägedele paremat toodet. See tõi kaasa tohutu tootmismahu kasvu. 2024. Aasta alguses tootis Ukraina umbes 20 000 FPV drooni kuus. Selle aasta lõpuks oli tootmismaht kasvanud juba 200 000 droonini kuus. See on 10-kordne tootmisvõimsuse kasv vähem kui 12 kuuga. Enneolematu areng tänapäeva ajaloos. Selle droonirevolutsiooni taktikaline mõju on olnud Vene vägede jaoks laastav. Ukraina FPV droonid maksavad tavaliselt umbes $2000, kuid need suudavad hävitada miljoneid dollareid maksvad Vene tankid. Kuid Ukraina droonidele keskendunud strateegiamõjud ulatavad palju kaugemale üksikutest võitudest väikeste sihtmärkide nagu tankide või jalaväe üle, sest lühimaa droonid olid vaid ajutine lahendus. Pikamaa droonid nagu Türgi Bayraktar TB2, mida sõja alguskuudel kiideti kui Ukraina päästjat, vähendasid lõpuks Ukraina sõltuvust traditsioonilisest õhuväest. Selle kinnituseks peame vaatama vaid ühte märkimisväärset statistikat.
2025 aasta alguseks põhjustasid droonid 60–70% Vene varustusele tekitatud kahjust ja hävingust. Ukraina improviseeritud õhuvõimekus oli tegelikult tõhusam Vene sõjaliste võimete vähendamisel kui traditsioonilised jõud. See on suuresti tingitud sellest, et Ukraina suutis süstemaatiliselt laiendada oma operatsioonide geograafilist ulatust, luues rea märgilisi saavutusi, mis viisid sõja üha sügavamale Venemaa territooriumi. Varased Ukraina kaugmaadroonid, nagu UJ-22, suutsid algselt tabada sihtmärke kuni 500 miili kaugusel. See ulatus võimaldas rünnata sõjaväerajatisi Vene piiri lähedal, kuid jättis suurema osa Venemaa strateegilisest infrastruktuurist Ukraina haardeulatusest välja. 2024 aastaks on Ukraina insenerid nihutanud selle piiri enam kui 600 miilini, mis võimaldab rünnata sihtmärke sügaval, traditsiooniliselt turvalisel Vene territooriumil. See võimaldas Ukrainal korraldada pidevaid rünnakuid laskemoonaladudele või olulistele varustusteedele, mis kulgesid riigi põhjast ja idast rindele. Lisaks tähendas see, et Moskva oli nüüd pikamaa rünnakute ulatuses ning augusti lõpus ja septembris pealinna piirkonnas toimunud rünnakud tekitasid NATO ametnike seas märkimisväärset kõmu. See, et Ukraina suutis otseselt ohustada Vene pealinna, andis NATOle stiimuli lubada kallite ja laastavate annetatud pikamaarakettide kasutamist väljaspool Ukraina territooriumi. Äkitselt tähendas Saksamaa Taurus-rakettide saatmise võimalus Ukrainasse seda, et nüüd oli võimalik sihtida olulisi tugevdatud infrastruktuuri objekte, nagu sillad ja varjendid, sest Taurus on üks väheseid relvi, mis suudab läbistada tugevdatud sihtmärke. Tegelikult andis iga edusamm Ukraina droonivõimekuses NATOle kindlust, et nad investeerivad Ukrainasse kui võimalusse Venemaad otseselt lüüa, mitte lihtsalt aega võita. Kuid tõeline läbimurre saabus siis, kui Ukraina president Volodymyr Zelenski avalikustas 2025 aastal, et kodumaal toodetud droone saab nüüd juhtida 2000 kilomeetri ehk 1242 miili kauguselt. Põhimõtteliselt hõlmates kogu Venemaa territooriumi, kus asuvad strateegilised objektid, sest sellest kaugemal on vaid Siberi kõnnumaa ja mets. Nüüdseks kuulus operatsioon Ämblikuvõrk nõudis Ukraina luureteenistustelt 18-kuulist planeerimist, et tabada Venemaa strateegiliste pommitajate baase, kusjuures baasid asusid kuni 3000 miili kaugusel ja seal hoiti 40 Vene strateegilist pommitajat. See oli tohutu ülesanne. Droonid olid tehniliselt lühimaadroonid, kuid neid smugeldati veoautodega, kasutades internetti nende käivitamiseks ning seejärel tuginedes tehisintellektile ja inertsiaalsele juhtimisele, et saata need viimased miilid sihtmärgini, tähendas, et kogu operatsioon viidi läbi Venemaa radarite alt märkamatult. Ämblikuvõrk nimetati kiiresti üheks sõjapöördepunktiks, kuna Venemaa kaotas suure osa oma tuumarelvakanduritest. Ühe hoobiga. Riigile, kellel neid polnudki. Mandritevahelised ballistilised raketid, mida varem peeti ainsaks tõeliseks viisiks kaugete sõjaväebaaside sihtimiseks, ilma avastamise või tagajärgedeta. Ukraina kaugmaadroonide kampaania on toonud päevavalgele ka teise majandussõja aspekti, mis seostub väikeste mobiilsete üksuste edukusega võrreldes lennukipargi kasutamisega. Ukraina droonirünnakute kampaania 2025 aasta alguses keskendus Venemaa energiatööstuse infrastruktuurile ja lõi rivist välja umbes 10% Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. See tähendas, et Ukraina oli süsteemselt suutnud sihikule võtta Venemaa sõjamasina majanduslikud alused. Sihtmärkide valik viitab hästi planeeritud Ukraina kampaaniale, mille eesmärk on metoodiliselt lammutada Venemaa energiatööstuse infrastruktuuri. Ukraina droonid ründasid vähemalt 8 Venemaa rafineerimistehast ning arvukaid naftabaase, pumpamisjaamu ja sadamaid, mida kasutatakse nafta ja gaasi ekspordiks. Kõigi droonide tootmisnumbrid räägivad veelgi erakordsemat lugu, kui neid vaadelda kontekstis. 2023 aastal tootis Ukraina kõigis kategooriates umbes 800 000 drooni. 2024 aastaks oli see arv kasvanud 2 miljonit droonini. Kuid Ukraina 2025 aasta prognoosid nägid ette, sellel aastal toodetakse ja hangitakse üle 5 miljoni drooni, mis viitab tööstusharu enam kui 2-kordsele aastasele kasvule, seda kõike sisuliselt tühjalt kohalt. Võrdluseks, NATO rakettide hankimine hõlmab tavaliselt vaid 100 ühikuid aastas või erandlikel aastatel 1000. See mastaabi erinevus on põhimõtteline paradigmanihe. Kallite süsteemide täppistootmiselt minnakse üle kulutatavate, kuid väga tõhusate relvade masstootmisele. Tehisintellekti integreerimine kaugmaasüsteemidesse tähendab hüpet sõjaliste võimete arengus. Strateegiliste pommitajate operatsioonide ajal ülitavad droonid, mis kaotavad side Ukraina operaatoritega, automaatselt tehisintellektil põhinevale navigeerimisele eelprogrammeeritud marsruutidel. Kui nad jõuavad määratud sihtmärkideni, tuvastavad tehisintellekti süsteemid konkreetseid lennukitüüpe, arvutavad välja optimaalsed rünnakunurgad ja aktiveerivad lõhkelaenguid ilma inimsekkumiseta. See keerukuse tase tähendab, et Ukraina droonid suudavad täita strateegilisi ülesandeid minimaalse järelevalvega, vähendades oluliselt iga rünnaku tegevuskulusid ja riske. Strateegilise mõju näitajad annavad veenvaid tõendeid Ukraina edust kaugmaa sõjapidamise ümberdefineerimisel. Venemaa tulistas ajavahemikus 2022 aasta septembrist kuni 2024 aasta detsembrini Ukraina sihtmärkide pihta üle 19 000 raketti ja rohkem kui 14 700 ühesuunalist ründedrooni. See tähendab tohutut ressursikulu piiratud strateegilise mõjuga. Vastupidiselt sellele saavutas Ukraina oluliselt väiksema arvu kaugmaa ründedroonidega ebaproportsionaalselt suure mõju, sihtides kõrge väärtusega taristut, strateegilisi relvasüsteeme ja majanduslikke kitsaskohti.
kolmandiku Venemaa strateegiliste pommitajate hävitamine ühe hoobiga oli vaid kirss tordil, sest see kinnitas, et Ukraina oli välja arendanud relvastuse, millele Venemaa ei suutnud usaldusväärselt vastu seista. Ukraina oli sisuliselt lahendanud oma arvulise alavõimu, luues täiesti uue õhusõja kategooria. Sellise, mis rõhutas kogust, kohanemisvõimet ja kulutõhusust, traditsiooniliste näitajate nagu kiirus ja kandevõime asemel. Kuid see ei tähendanud, et Ukraina ei võtaks vastu tavapäraseid õhusüsteeme. Lõppude lõpuks ei ole droonidel sama mõju kui hävituslennukite laevastikul, mis laskub ja pommitab sõjaväebaasi või niidab maha mehhaniseeritud jalaväe. Kuid Ukraina revolutsioneerib sõjapidamist droonide abil, ostis ta samal ajal piisavalt aega, meediakajastust ja diplomaatilist hea tahet, et mõjutada NATO-t pakkuma tugevamaid abipakette. NATO tuli lõpuks appi 2024 aastal, kui esimesed F-16 hävitajad saabusid Hollandist, Norrast ja Taanist. Ukraina piloodid olid veetnud kuid treenides nii riigisiseselt kui ka välismaal, et uute süsteemidega harjuda, samal ajal kui hävitajad ise tegid oma esimesed lennud Ukraina lennuväljadel. 2024. Aasta augustis F-16 Fighting Falconist sai kiiresti Ukraina uuendatud õhuvägede nurgakivi. Kuigi need ei olnud tänapäevaste standardite järgi tipptasemel lennukid, olid NATO-t saadud lennukid valmistatud 1980-ndatel ja 1990-ndatel aastatel ning enne lahingusse saatmist läbisid need niinimetatud elu- ja keskpaiga uuenduse ehk MLU, täielik kasutusest kõrvaldamine nende päritoluriikides. Vaatamata oma vanusele tõid need lennukid kaasa võimekusi, millega Ukraina nõukogudeaegne lennukipark lihtsalt ei suutnud konkureerida. Näiteks F-16, AN, AL-631 elektrooniliste vastumeetmete konteinerid osutusid hindamatuteks. Need süsteemid segasid ja ajasid segadusse Vene radarid, luues varje, kaja või vale pilte, mis muutsid lennukite sihtimise palju raskemaks. Mende F-16D tõhusus ületas isegi kõige optimistlikumaid prognoose. 13. detsembril 2024 saavutas noor Ukraina F-16 piloot midagi enneolematut, tulistades ühe lennu jooksul alla 6 Vene tiibraketti. 4 neist hävitati õhk-õhk tüüpi rakettidega, kuid tähelepanuväärselt suutis piloot hävitada veel 2 raketti, kasutades ainult lennuki M61A1 6 toruga kahurit. See saavutus oli eriti märkimisväärne, sest Venemaa oli alustanud ulatuslikku õhurünnakut, kasutades ligi 200 drooni koos 93 tiibraketi ja hüperhelikiirusega Kinžal-relvadega. Prantsusmaa panus Mirage 2000 hävitajate näol lisas Ukraina õhukaitsevõrgustikule veel ühe kihi. Mirage 2000D paigutati koos F-16-ga märtsis 2025, et tõrjuda ulatuslikku Vene rünnakut, milles kasutati 70 raketti ja umbes 200 kaugmaadrooni. Zelenski kiitis eriti Mirage'i piloote, kes selle operatsiooni käigus edukalt mitmeid tiibrakette alla tulistasid. F-16 töö ja Mirage 2000 töö. Samaaegse kasutamise strateegiline väärtus sai selgeks siis, kui sõjaanalüütikud mõistsid, et 2 erineva lennukimudeli erineva elektroonikaga kasutuselevõtt võimaldab uusi eeliseid. Ukraina sai kasutada erinevaid elektroonilise sõjapidamise süsteeme, mis töötavad erinevatel sagedustel. Venemaa oleks sunnitud välja töötama vastustrateegiat palju kiiremas tempos, mis vähendaks nende tõhusust ja võimaldaks NATO-l süsteeme kiiresti uuendada ning reageerida. Rootsi Saab 340, AWVC 890, õhuseire ja varajase hoiatuse lennuki. Integreerimine tähistas viimast osa Ukraina õhutõrjepuslest. Kaasaegse elektrooniliselt skameeritava radari abil, mis on paigaldatud tsiviillennuki kerele, suutis Saab jälgida mitmeid õhu- ja meresehtmärke kuni 250 miili kaugusel. See võimekus lahendas ühe Ukraina kõige kriitilisema nõrkuse, varajase hoiatuse puudumise Vene liukpommirünnakute eest, mis muutusid üha sagedasemaks ja laastavamaks. Mis teeb Ukraina nende lääne lennukite integreerimise nii märkimisväärseks, on see, kuidas Ukraina suutis sisuliselt vananevatest platvormidest maksimumi võtta. Jah, F-16D võivad pakkuda paremaid võimekusi võrreldes Ukraina nõukogudeaegse lennukipargiga, kuid need tuleks tõenäoliselt 4–6 aasta pärast välja vahetada, sõltuvalt kogunenud lennutundidest. Samal ajal hindasid F-16 välismüügitehingud Bulgaariasse ja Slovakkiasse nende vananevate hävitajate, mida Ukrainal oli hinnanguliselt 90 maksumuseks umbes $200 miljonit ühe lennuki kohta, mis tähendab suurt ja ühekordset investeeringut. Siiski saavutasid Ukraina piloodid edu, mis ületas kaugelt NATO vägede ootusi. See muutus on sundinud NATO strateegia silmitsi seisma ebamugava tõsiasjaga kaasaegse sõjapidamise kohta. Traditsioonilised sõjalise jõumõõdikud tuginesid tankide arvule, üksikute relvasüsteemide keerukusele ja kaitse-eelarvete suurusele. Venemaa oli pidevalt maailma sõjalise jõu edetabelites teisel kohal kohe pärast USA'd, kuid kui asi jõudis tegeliku sõjani ja Venemaa selle algatas, tal ei õnnestunud kiiresti vallutada riiki, mis oli kõigi hinnangute kohaselt vaid vari oma endisest nõukogude ajast. Ukraina edu näitab, et tulevasi konflikte võidavad need jõud, kes suudavad kiiresti kohaneda, uuendada ja suurendada väiksemate ning arvukamate süsteemide tootmist.
selle asemel, et toetuda kallitele, keerukatele platvormidele, mille arendamine ja kasutuselevõtt võtab aastaid. Selle muutuse tagajärjed on sügavad ja ulatuvad mõjuma ka mõnedele maailma kõige kiidetumatele sõjalistele süsteemidele. NATO täiustatud süsteemid, nagu Patrioti raketikompleksid ja HIMARS-i raketisüsteemid, on küll individuaalselt muljetavaldavad, kuid nende kulutõhusus ei küüni Ukraina droonipõhise lähenemiseni. Lõppude lõpuks on Patriot loodud selleks, et tulistada $1 miljoni maksev rakett $1 miljardi väärtuses ballistilise relva pihta, mitte selleks, et taevast alla tulistada odavaid ja rohkesti leiduvaid droone ning liukpomme. Samamoodi sõltub HIMARS-i rakettide kättesaadavus sellest, kui palju suudab NATO neid toota peale omaenda varude täiendamise, sest annetused ongi nii üles ehitatud, kuna Ukraina ise neid ei tooda. Isegi siis on droonide väljalaskesüsteemid praktiliselt olematu hinnaga, võrreldes kallite HIMARS-i raketiheitetega, ning neid saab vajadusel igal ajal kuhu vaja liigutada ja sealt eemaldada. Ukrainas on tõenäoliselt vähem kui 50 HIMARS-i süsteemi, mis muudab need võrreldes iga päev mõlema poole poolt kasutusele võetavate droonide arvuga vaid tilgaks meres. Võib-olla kõige kõnekam on see, kuidas teised suurriigid on reageerinud Ukraina uuendustele. Ameerika Ühendriigid käivitasid Replicator-programmi, mis pidi väidetavalt olema suunatud Hiina drooni ja õhuväevõimete vastu. Tegelik põhjus selle programmi olemasoluks peitub aga juba nimes. Kopeerida Ukraina edu odavate ja suure tootlikkusega droonisüsteemide hajutatud tootmises. NATO lõi Poolas ühise NATO-Ukraina analüüsi, koolitus- ja hariduskeskuse, kutsudes Ukraina arendajaid üles täiustama Euroopa vananevaid sõjalisi kontseptsioone. Samal ajal restruktureeris Hiina rahvavabastusarmee, mis on Hiina sõjaväe uhke nimi, täielikult oma strateegilise toetusjõu 3 haruks, et arendada välja samasugused droonide elektroonilise sõjapidamise operatsioonid, mille Ukraina on täiuslikult omandanud. Riigid, mis olid aastakümneid täiustanud kalleid ja keerukaid relvasüsteeme, püüavad nüüd õppida Ukrainalt, kes alustas sõda olukorras, kus ennustati tema langemist 3 päevaga. Ja suundumus ei näita aeglustumise märke, sest iga uus uudis räägib järjekordsest uuest viisist, kuidas Ukraina on kasutanud oma piiratud õhuvõimekust. Lõppkokkuvõttes on Ukraina jätkuvalt taotlenud rohkem hävitajate ja lennukite annetusi Ukrainale. Zelenski ütles 2024 aastal, et enam kui 120 F-16 hävitajat oleks hea algus riigi õhutõrjesüsteemide puudujääkide täitmiseks. F-16 ja Mirage 2000. Lennukite koguarv, mille nad olid 2025. Aasta keskpaigaks saanud ületas vaevu 100 piiri ja see oli enne seda, kui Venemaa hakkas massiliselt kasutama liukpomme, mille vastu on täielikuks kaitseks vaja nii hävitajaid kui ka traditsioonilisi õhutõrjesüsteeme. Euroopa riigid näivad olevat ühtsemad kui kunagi varem, et sellele abile pühenduda, mis annab lootust, et Ukraina sunnib Venemaad rahuläbirääkimistele. Vastasel juhul riskib Venemaa veelgi rohkemate meeste ja varustuse kaotamisega. Krimm on nii kaua olnud Vladimir Putini agressioonikampaania kroonijuvel Ukraina vastu. See on ainus Ukraina territoorium, mille ta on suutnud ebaseadusliku annekteerimisega endale haarata. Ja see on poolsaar, kus ta arvas, et Venemaa suudab Ukrainale tohutut kahju teha, kui ta alustab täiemahulist sõda. Tohutut kahju tehaksegi, aga mitte Venemaa poolt. 2 nädala jooksul on Ukraina teinud Krimmis põrgu lahti, hävitades osa Venemaa kõige olulisematest sõjalistest varadest. Putin kaotab kõik ja on üha lähemalt sellele, et kaotada ka Krimm ise. Putin tunneb end, nagu oleks ta kummitust näinud. Tegelikkus on see, et ta ei näinud üldse midagi enne, kui see kummitus lõi. 5. detsembril teatas The Kiev Post, et Ukraina kummitusüksus tabas 2 nädala jooksul okupeeritud Krimmis lausa 8 Vene sihtmärki. See näitas ikka ja jälle, et Venemaa Krimmi õhutõrje ei suuda kuidagi Ukraina droone peatada. Pikaasialise rünnaku käigus hävitati muuhulgas lennuk, mitu radariseadet ja logistikataristu, mida Venemaa kasutab vägede ja varustuse liigutamiseks Krimmi poolsaarel. Uudised rünnakutest pärinevad Ukraina sõjaväeluurelt ehk HUR-ilt, kes kasutas Telegrammi, et täpselt selgitada, mida kummitused olid suutnud korda saata. Ukraina kaitseministeeriumi HUR eriüksuse meistrid, kummitused, jätkavad metoodilist demilitariseerimist ajutiselt okupeeritud poolsaarel, seisis HUR-i avalduses. Viimase 2 nädala jooksul on okupantide sõjalisele infrastruktuurile sooritatud 8 täpset lööki. 8 edukat lööki 2 nädala jooksul ei ole Putinile lihtsalt valusad, vaid ka alandavad. See näitab talle ja kogu Venemaale, et Vene haare Krimmi üle pole sugugi nii tugev, kui nad arvavad. Poolsaarest, mida Venemaa pidi suutma nii tugevalt kontrollida, et tema väed saaksid Krimmi kaudu Ukrainasse saata vägesid ja varustust, on hoopis saanud sihtmärk. Ja seda sihtmärki pole Ukrainal enam raske tabada. Kõik, mis Venemaal Krimmis on nüüd Ukraina droonide ja kodumaal arendatud rakettide ulatuses ning Putin ei saa selle vastu midagi teha. Nii salajane kui HUR sageli ka pole, ei tahtnud ta anda Putinile võimalust sellest olukorrast valedega välja vingerdada. Venemaa võib küll väita, et Ukraina ajab puhast valet, kuid kummitused on teinud selle töö, mida HUR väidab, ja nad saavad selle tõestada HUR-i Telegrami postituses jagatud videomaterjaliga. Veidi üle minuti kestev video on muusikaga ning näitab korduvalt vaateid, mida Ukraina droonid sihtmärkide poole liikudes jäädvustavad. Me näeme, kuidas droonid tabavad kupleid ja lähenevad kaitseta infrastruktuurile.
korduvalt tabavad Ukraina droonid otsetabamustega radarijaamu, lennukeid ja mitmeid teisi sihtmärke. Mõnikord näeme isegi tagajärgi, näiteks sekund või 2 kaadreid purustatud sihtmärgist vahetult pärast seda, kui olime näinud Ukraina droonide otsetabamust. Venemaa võib siiski väita, et midagi ei juhtunud. Kui inimesed ei usu, et midagi ei juhtunud, võib ta isegi vana droonirusude ettekäänet kasutada. Aga see 1-milline videoklipp näitab, kui lihtsaks on Ukrainal muutunud sihtmärkide tabamine Krimmis ja kui minimaalsed on Vene õhutõrjevahendid. Üheski kaadris ei näeme, et kuulid või raketid lendaksid Ukraina droonide suunas. Iga kord on selge tee otse tabamuseni. Kui juba tabamustest rääkida, siis uurime lähemalt, mida kummitused 2 nädala jooksul hävitasid. See on tõeline nimekiri kõige olulisemast varustusest, mille Venemaa on Krimmi paigutanud. Hurri jagab oma Telegrami postituses põhinimekirja, märkides, et Ukraina suutis tabada Su-24 rindepommitajad koos raadiosignaalidele läbipaistvas kuplis oleva antenniga. Venemaa kaotas ka Orion mehitamata õhusõiduki, mis näib olevat see purustatud lennuk, mida HHR-i videos näidati. 39 N6 Kasta 2E2 radarjaam ja 248 YA6 K1 Podlit radarjaama langesid samuti Ukraina droonide ohvriks. Ja kõige tipuks suutis Ukraina isegi hävitada kaubarongi, mida Venemaa võis kasutada varustuse, inimeste, kütuse või muude tarvikute vedamiseks ümber Krimmi poolsaare. Igaüks neist on seaduslik sõjaline sihtmärk ja kõik need on just Ukraina droonide poolt hävitatud. Mõned neist sihtmärkidest on veidi olulisemad kui teised, eriti kui rääkida sellest, kuidas nende hävitamine võib mõjutada sõda ja olukorda Ukraina mandri osas endas. Oma raportis kummituste saavutuste kohta tõi RBC Ukraine esile 3 objekti, mille Venemaa kaotas. Su-24 pommitaja võib olla kõige olulisem, vähemalt Ukraina püüdluste seisukohalt, vähendada õhurünnakute survet, mida Venemaa Ukraina linnadele ja sõduritele avaldab. Nõukogude ajast pärit lennukit Su-24 kasutatakse õhurünnakuteks maa- ja meresihtmärkide pihta, mistõttu ongi selle nimetuseks pommitaja. Ukrainal pole peaaegu mingit mereväge, mistõttu kasutab Venemaa oma Su-24 lennukeid maapealsete sihtmärkide ründamiseks. RBC Ukraine sõnul on see lennuk võimeline tulistama nii rakette kui ka pomme ning Ukraina oleks olnud väga rahul, kui oleks suutnud selle Su-24 hävitamisega mõlemad ohud kõrvaldada. Raketide osas teatab Military Factory, et Su-24 suudab tulistada väga erinevaid õhk-maarakte, sealhulgas Venemaa KH-23, KH-28, KH-25 ML, KH-58, KH-59 ja KH-29. Mõned neist on radarivastased raketid, kuid kõik võivad Ukraina linnade taristule suurt kahju teha. Military Factory sõnul on Su-24 ka tuumarelva kandev lennuk. Lisaks on see piisavalt suur, et kanda ja heita CAB-500 pomme, mis viib meid teise asja juurde, mille Ukraina oleks väga hea meelega mängust välja võtnud. Liugpommid. Suure osa sõja teisest poolest on Venemaa muutnud oma tohutuid CAB-tüüpi juhitamatuid pomme liugpommideks, kasutades selleks spetsiaalseid komplekte. Need komplektid avavad tiivad, mis võimaldavad pommidel sõna otseses mõttes mitukümmend miili sihtmärgini liuelda, kasutades selleks satelliitnavigatsioonisüsteeme. Venemaa on neid pomme kasutanud tohututes kogustes. Ainult ajavahemikus 5. oktoobrist 12. oktoobrini tulistas Venemaa Ukraina pihta 1400 sellist tüüpi pommi, lisaks 3000 drooni ja 92 raketti, teatab Guardian. Forbes lisab, et Venemaa on viinud liugpommide tootmise enneolematusse massitootmisse ning plaanib nüüd igal aastal toota 120 000 neist laastavatest relvadest. Umbes 500 neist on kaubmavariandid, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 200 kilomeetri kaugusel. See sobiks ideaalselt Krimmis baseeruvale hävitajale, et tulistada Ukrainasse Musta mere kohal lennates. Su-24 allatulistamine ei peata muidugi neid õhurünnakuid, kuid iga väiksemgi panus aitab Ukrainat, eriti sellises piirkonnas nagu Krimm, kus Venemaal on raske kiiresti kaotatud varustust asendada. Su-24 allatulistamine täna võib tähendada, et mitu tosinat kaugmaa rünnakut jääb ära, kuni Venemaa suudab selle kaotatud hävitaja asendada, eeldusel, et ta üldse selle asendab. Sellised rünnakud ongi mõeldud selleks, et survet võimalikult palju leevendada, kuna Ukraina 1000 väikese hoobi strateegia takistab jätkuvalt Vene rünnakut. Liikudes Venemaa rünnakute vastu kaitsmiselt tulevase Ukraina pealetungi juurde, toob RBC Ukraine samuti esile 2 radariseadet, mille kummitused oma 2 hävitusnädala jooksul hävitasid. Varem mainitud Podleti süsteem on radar, mille Venemaa ühendab oma S-300V õhutõrje raketisüsteemidega. Radar täidab üsna lihtsat rolli, tuvastades ja jälgides lähenevaid õhusihtmärke. Need andmed edastatakse S-300-le, mis tulistab raketisihtmärkide pihta. Sa võid juba aimata, miks Podleti hävitamine on Ukraina jaoks suur võit. Ilma selle radarisüsteemita töötavad kõik S-300 õhutõrjesüsteemid, mis olid Podletiga ühendatud, nüüd pimedalt. Neil puudub teave selle kohta, mida Ukraina saadab Krimmi õhuruumi ossa, kus Podlet hävitati, mis avab Ukrainale võimaluse saata sinna veelgi rohkem droone ja rakette.
Võib-olla just sellepärast nägime Hurri videos Ukraina droonide vastu nii vähest vastupanu. Kui kummitused hävitasid esmalt Podleti ja tõenäoliselt nad seda tegidki, siis kõik õhutõrjesüsteemid, mis Venemaal Krimmis on, oleksid muutunud kasutuks. Siis on veel Kasta 2E2 radarijaam. Selle funktsioon on sarnane Podletile, kuid see on ringikujulise skaneerimisega radarijaam, mis suudab õhusihtmärke tuvastada, jälgida ja isegi identifitseerida. See on spetsialiseerunud madalal kõrgusel lendavate sihtmärkide jälgimisele, mis kirjeldab hästi Ukraina droone. Maa pinna lähedal lendamine muudab Ukraina droonide tuvastamise Vene õhutõrjesüsteemide jaoks palju raskemaks, nagu selgitati. 2023 aasta detsembris Venemaa raportis, mida jagas Forbes. Raport käsitles Venemaa Tor õhutõrjesüsteemi, sealhulgas järgmist. Praktiline kogemus Toriga väikeste sihtmärkide katsetulistamisel näitab nende hävitamise madalat efektiivsust. Peamisteks põhjusteks on õhutõrjeraketi lõhkepea detoneerimise juhtimissüsteemi ebatäiuslikkus ning suured vead sihtmärgi jälgimisel ja raketi juhtimisel väikeste droonide puhul. Sellised süsteemid nagu Castor 2E2 peaksid need õhutõrjenõrkused droonide vastu ületama. Tõepoolest, RBC Ukraina sõnul suudab see radarijaam tuvastada droone, tiibrakette ja isegi lennukeid, mis suudavad maastikuga sulanduda. Castor 2E2 on Venemaa jaoks äärmiselt oluline, eelkõige seetõttu, et süsteemi kogutud andmeid saab edastada nii maismaa õhutõrjesüsteemidele kui ka Venemaa õhujõududele. See muudab radari kasulikuks nii ründe kui ka kaitsetegevuses, mis omakorda teeb sellest väärtuslikuma sihtmärgi kui varem mainitud Podlet. Kui Ukraina hävitas ühe Podleti, jäi tõenäoliselt vähemalt üks S-300 pimedaks. Castor 2E2 hävitamine võis täielikult võtta nägemise mitmelt Venemaa õhutõrje ja õhurünnakusüsteemilt. Siin näeme kahte asja. Esiteks on Ukraina taas korraldanud edukaid lööke Krimmi pihta, mis nõrgestab veelgi Putini kontrolli poolsaare üle. Sellest teemast räägime videos hiljem põhjalikumalt. Teiseks on Ukraina kummitused näidanud Venemaale, et nad võivad rünnata igal ajal ning tundub, et Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Lõppude lõpuks pole need 2 nädalat Krimmis korraldatud kummituste rünnakuid sugugi esimene kord, kui see eliitne HUR-üksus on Venemaad tugevalt tabanud. On olnud palju teisi juhtumeid. Juba augustis teatas RBC Ukraine, et Hurril õnnestus Krimmis hävitada 91 N6E radariseade. Seda süsteemi kasutavad Venemaa S-400 õhutõrjesüsteemid sihtmärkide leidmiseks ja jälgimiseks, sarnaselt teistele radaritele, mida oleme maininud. Ja see hävitati tänu rünnakule, mille viis hiljem avalikuks saanud andmetel läbi Hurri kummituste üksus. Veel üks poolsaarel asuvate sissetungijate triumf on jäänud pimedaks. Tundub, et see on fiasko. Ajutiselt okupeeritud Krimmi demilitariseerimine jätkub, teatas Hurr pärast seda lööki, kuid kummitused polnud veel lõpetanud. Nad on Krimmis Venemaa väkkesid kummitanud kuni päevani enne seda, kui üksuse 2 nädala pikkuse operatsiooni üksikasjad avalikustati. 4. detsembril teatas ka RBC Ukraine veel ühest kummituslikust löögist, seekord Venemaa MiG-29 hävituslennuki pihta. Nagu varem arutatud, Su-24 suudab ka MiG-29 välja lasta hulgaliselt rakette, mis teeb sellest Venemaa jaoks Krimmis väga ohtliku sõjalise vahendi. Neid rakette saab välja lasta kaugel rindejoonest tagapool, et rünnata Ukraina linnu ja taristut. Hurr ei jätnud kahtlustki oma saavutustes, jagades videot, kus nende droonid tabasid otse MiG-29T-t ja veel üht sihtmärki. See rünnak ei olnudki isegi nende sihtmärkide nimekirjas, mille kummitused oma 2 nädala jooksul hävitasid. Tundub, et Venemaal on Krimmis kummituslik probleem. Nii nime poolest kui ka selles, et Venemaa ei suuda näha ega tabada ühtegi relva, mille kummitused valla päästavad. Kummitused koos ülejäänud Hurri ja paljude teiste Ukraina üksustega, kes on viimastel aastatel Krimmi rünnanud, tegelevad sellega, mida Kyiv Post nimetab Krimmi poolsaare süstemaatiliseks demilitariseerimiseks. Õhu, logistika, energia ja muud sõjalised vahendid on kõik Krimmi sihtmärkide nimekirjas, mis toob meid tagasi selle juurde, mida hetk tagasi Krimmis nägime. Putin kaotab oma haaret Krimmi üle. Ukraina seisukohast on see täpselt see, mida riik ja selle president Volodõmõr Zelenski on püüdnud saavutada alates sellest ajast, kui Ukrainal tekkis võime Krimmis kaugmaa lööke anda. Poolsaarest on saanud Ukraina prioriteet alates sellest, kui Venemaa selle 2014 aastal annekteeris ning nagu BBC teatab, ei loobu Ukraina sellest kunagi. Osaliselt on selle põhjuseks ka juriidilised aspektid. Ukraina põhiseadus sätestab, et Ukraina president ei tohi loovutada ühtegi riigi suveräänset territooriumi. Zelenski tõi selle välja 2025 aastal öeldes: siin pole midagi arutada, see on vastuolus meie põhiseadusega. Kui USA president Donald Trump hakkas levitama ideed, et Ukraina võiks loovutada Krimmi Venemaale rahulepingu osana. Loomulikult saab põhiseadusi muuta, seda on varemgi juhtunud. Aga Ukraina ei ole valmis ja paljud väidaksid, et ta ei peakski olema loovutama Krimmi Venemaale. Mõnes mõttes tuletavad HUR-i Ghost-üksuse hiljutised operatsioonid Putinile meelde, et Ukraina pole Krimmist loobunud.
Tegelikult pole Ukraina annekteeritud poolsaarest loobunud, vaid on väsimatult töötanud selle nimel, et muuta Krimm kogu Ukraina sõja laiemas kontekstis võimalikult strateegiliselt ebaoluliseks. Ukraina ei saa Krimmi territooriumi tagasivõtmiseks maismaad pidi vastulünnakut korraldada. Atlandi nõukogu juhtis sellele tähelepanu juba 2023 aasta juunis, märkides, et Ukrainal oleks sõjaliselt rumal üritada maapealset kampaaniat, isegi siis, kui nende vastu pealetung tol ajal käimas oli. Ukraina maaväed saaksid sellises pealetungis tugevalt kannatada, sest maismaaühendus Ukraina mandriosa ja Krimmi vahel on nii kitsas, et Venemaa saaks ründavaid Ukraina vägesid droonide, suurtükitule, õhurünnakute ja paljude teiste relvadega kergesti purustada. Selle asemel väitis Atlandi nõukogu 2023 aastal, et Ukraina on piisavalt tark mõistmaks, et Krimmi tegelik strateegiline väärtus Venemaa jaoks on poolsaare kõige olulisem sadam, Sevastopol. Nõukogu sõnul on Ukrainal võime muuta Krimmi strateegiline väärtus tühiseks ja panna Venemaa Musta mere laevastik maksma kõrget hinda iga kord, kui see üritab lahkuda Sevastopoli sadamast. Viidates sellele, et Ukraina võiks kasutada merepõhjamiinide ja Neptun-rakettide kombinatsiooni, et kahjustada Musta mere laevastikku. Ukraina on kindlasti sellele laevastikule kahju teinud, kuid lisas võrrandisse ka droonid. Peaaegu 2,5 aastat hiljem ning Ukraina on saavutanud oma eesmärgi muuta Sevastopol Venemaa jaoks praktiliselt kasutuks. 2025 aasta juulis teatas RBC Ukraine, et Krimmis tegutsevad partisanirühmad olid suutnud teha fotosid, mis näitasid, et sadam, mis pidi andma Venemaale Ukrainas suure eelise, oli praktiliselt sõjalaevadest tühi. See on oluline Ukraina kummituste üksuse viimase saavutuse kontekstis, sest see tähendab, et Ukraina on strateegilisest vaatenurgast Krimmi sisuliselt võitlusest välja lülitanud. Muidugi jätkab see poolsaare sadamate jälgimist ning paneb Venemaa kiiresti kahetsema iga katset tuua oma sõjalaevad tagasi Sevastopolisse. Kuna see sadam on nüüd peaaegu kasutuskõlbmatu, saab Ukraina keskenduda rohkem oma jõupingutustele Krimmi tagasivõtmise järgmisele etapile, Venemaa õhutõrje ja lennuvahendite hävitamisele. Seda saavutasid kummituste üksuste 2 nädala rünnakud ning seda on Ukraina teinud juba kuid Krimmis. Iga radarijaama hävitamisega avaneb Ukraina droonidele uus õhukoridor. Iga hävituslennuki hävitamine tähendab, et see lennuk ei saa enam mandrile rakette ja pomme tulistada. Vähehaaval kulutab Ukraina Putini sõjalist jõudu Krimmis, lõdvendades sellega Venemaa juhi haaret. Ja seda tehakse kõike ilma, et peaks ohverdama ühtegi Ukraina sõdurit maismaarünnakus. Krimmi ei vallutata tagasi invasiooniga. Zelenski ütles seda ise, kui ta vastas Trumpi kommentaaridele, et Ukrainal pole relvi, mida oleks vaja Krimmi jõuga tagasi vallutamiseks. Aprillis ütles Ukraina president: "See, mida president Trump ütleb, on tõsi. Ma olen temaga nõus, et meil ei ole praegu piisavalt relvi. Just relvi, mitte inimesi, sest meie inimesed on tähtsamad, kõige tähtsamad. Aga ei ole tõsi öelda, et meil pole armeed. Kui see nii oleks, kas see tähendab, et Ukraina Krimmi kampaania on mõttetu? Üldsegi mitte. Nagu Zelenski rõhutas, on Ukraina eesmärk nõrgestada Putini haaret Krimmi üle, samal ajal rõhutades läänemaailmale, et selle haarde lõdvendamiseks on vaja rohkem diplomaatilist ja majanduslikku survet. See on Venemaa Krimmi üle peetava kontrolli alahinnatud külg. Selle kontrolli hoidmine nõuab ressursse nii inimeste kui ka raha mõttes. Venemaa on alates aastast 2014 toonud Krimmi kuni 800 000 lisavenelast, teatab The Kyiv Independent. Juba enne Ukraina sõja algust juhtisid väljaanded nagu Jamestowni fond tähelepanu sellele, et Venemaa suunas miljardeid dollareid Krimmi poolsaare eelarve toetamiseks. Ainult. 2021 aastal kavatses Venemaa kulutada Krimmis 1,5 miljardit dollarit, mis moodustas 68% piirkonna eelarvest. Lihtsalt selleks, et poolsaar püsiks rahaliselt vee peal. Kui lisada kogu see sõjatehnika, mis on Krimmis paigutatud ja hävitatud, siis on Moskval väga suur arve maksta. See ongi nende kommituste tegevuse mõte. Iga lisadollar, mille Venemaa peab kulutama Krimmi poolsaare tugevdamiseks uute relvade ja õhutõrjega, on raha, mida Putin ei saa kulutada Ukraina mandriosa vastu kasutatavatele relvadele. Ja Putin ei saa lihtsalt jätta Krimmi rohkem relvi saatmata. Seal elavad 1,6 miljonit venelast, tunneksid end hüljatuna ning võivad otsustada, et üha aktiivsemas sõjatsoonis elamine ei ole enam nende jaoks. Kui need venelased lahkuvad, on Putinil Krimmi üle veelgi vähem kontrolli. Nii seab Ukraina Putin olukorda, kus ta peab kas kulutama Krimmi peale rohkem raha või riskima sellega, et kaotab inimeste sissevoolu, keda ta kasutab oma nõude õigustamiseks poolsaarele. Igal juhul võidab Ukraina, Putini kontroll libiseb käest. Mis puudutab kummitusi, siis kujutame ette, et ei lähe kaua enne, kui kuuleme jutte nende naasmisest Krimmi, et seda taas kummitada, pigem varem kui hiljem. Ja see ei ole ainult Krimm, kus Putini kontroll ja mõjuvõim nõrgeneb. Venemaa president võtab endale liiga palju ette, eriti Moldovas. Nüüd on ta kaotamas Transnistriat, kuna tema isoleeritud sõdurid selles piirkonnas ei suuda takistada läänereforme Moldovas. Sõda Ukrainas liigub 4. aastasse ja mõlemad pooled kasutavad kõiki võimalikke vahendeid. Iga toll territooriumi on muutunud lahinguväljaks, kuna Ukraina ja Venemaa püüavad saavutada taktikalist, strateegilist ja tehnoloogilist ülekaalu. Aga võtame korraks sammu tagasi.
Kui Venemaa niinimetatud erisõjaline operatsioon algas, oli Ukraina sõjavägi suuruse ja jõu poolest Venemaa omast tunduvalt väiksem. Venemaad peeti laialdaselt maailma teiseks tugevaimaks sõjaliseks jõuks ning enamik analüütikuid arvas, et Ukraina ei pea vastu rohkem kui paar nädalat. Ometi oleme me siin. Ukraina pole mitte ainult suutnud oma positsioone hoida, vaid on suutnud tõrjuda Venemaa rünnakuid ja isegi korraldada vasturünnakuid, mis on maailma šokeerinud. Kuidas see juhtus? Kuidas suutis Ukraina, keda peeti outsideriks, astuda vastu ülemaailmsele suurvõimule? Selles videos viime teid läbi sõja alguspäevade. Tutvustame kriitilisi taktikaid ja strateegiaid, mis aitasid Ukrainal ellu jääda ning arenguid, mis on sõja käiku muutnud. Aga kõigepealt vaatame, kui suur oli sõjaline lõhe sõja alguses. CNN 25. veebruari 2022 aasta raportis on ühed täpsemad hinnangud Venemaa ja Ukraina sõjalisele jõule tol ajal. Venemaa aktiivseks sõjaväeliseks jõuks hinnati umbes 900 000 sõdurit, samas kui Ukrainal oli 196 000, mis andis Venemaale ligikaudu 5 korda rohkem inimjõudu eesootavas konfliktis. Võib-olla oli suurim erinevus inimjõus õhuvägede osas, kus Venemaa ületas Ukrainat umbes 5-kordselt, 165 000 versus 35 000 inimest. Tähtis on märkida, et Venemaa ei koondanud ega saanudki kogu oma vägesid Ukraina piirile sissetungi alguses. Selle asemel viitas raport, et sissetungiks kasutati 160 000 kuni 200 000 sõdurit, riigi 300 000 pealisest maaväest. Teisel pool konflikti oli Ukrainal välja panna umbes 120 000 jalaväelast. Sisuliselt oli Ukraina sõja alguses tõsises kaitses, kuid Venemaa ei läinud tegelikult täie jõuga peale, nagu sageli oli väidetud, et ta teeb. Osaliselt oli see tingitud logistikast ja ajaloost. Lihtsalt öeldes koosneb osa Venemaa sõjaväest kohustuslikest ajateenijatest, ehk siis sõduritest, kes kutsutakse regulaarselt ajateenistusse ja teenivad lühemat aega kui lepingulised sõdurid. Pretsedendi kohaselt ei tohi ajateenijaid Venemaa territooriumilt välja saata, mis tuleneb varasemast Nõukogude Afganistani sõjast. 1980-ndatel, kus Nõukogude Liidu kaotused ulatusid umbes 670 000 inimeseni 10 aasta jooksul. Pärast sõja lõppu Vene elanikkond nõudis valitsuselt, et tulevikus välditaks ajateenijate saatmist välismaale ning see põhimõte näib olevat juurdunud. Isegi Vladimir Putin näib seda pretsedenti järgivat, hoolimata riigi kurvast käekäigust käimasolevas konfliktis. Kuid võib-olla on suurim põhjus, miks Venemaa ei toonud kogu oma jalaväge Ukrainasse, seotud pigem varasemate taktikate ja plaanidega. Ukraina sõda võib pidada eskalatsiooniks ja võib-olla isegi loomulikuks jätkuks konfliktile, mis algas üle 10 aasta tagasi Krimmi annekteerimisega Venemaa poolt. Ja tookord õnnestus Venemaal vallutada üks Ukraina piirkond peaaegu ilma ühegi lasuta. Selle asemel viis Vene sõjavägi läbi sisuliselt sõjalise riigipöörde, lennutades eliitväed Sevastopoli lennujaama, üllatades kohalikke sõjaväelasi ja riigikaitset. Seejärel võttis Vene sõjavägi kontrolli kohaliku valitsuse üle, asendas juhtkonna Venemaale lojaalsetega ja algatas võltsreferendumi, mis ajendas Krimmi liituma Venemaa Föderatsiooniga. 2014 aastal kasutas Venemaa poliitilist kriisi ja kodanikurahutusi sissetungi taustana, mis aitas Ukraina võimalikke vastuseid nullida ja protsessi kiirendada. Kui Venemaa teatas erisõjalise operatsiooni algusest 2022 aasta veebruaris, üritas Putin sama taktikat korrata. Seekord sihtis ta kogu riigi valitsuse juhtkonda Kiievis. Putini arvates oli Venemaal juba nii poliitiline kui ka kultuuriline pretensioon Ukrainale ja Ukraina rahvas oleks pidanud olema üliõnnelik föderatsiooniga taasliitumise üle. Ta uskus, et riigi tuumik ei osuta tegelikult muud kui sümboolset vastupanu. Kuigi paljud valitsused ja sõltumatud organisatsioonid avaldasid ettepanekuid ja plaane, mis viitasid, et Venemaa valmistub sissetungiks, Putin uskus, et ettehoiatamine paneb Ukraina lihtsalt viima suurema osa oma vägedest vaidusalusesse Donbassi piirkonda, selle asemel, et tugevdada Kiievit. Tal oli selles vaid osaliselt õigus. Sõja esimesel päeval alustas Venemaa 2 harulist rünnakut Kiievile. Väike Vene eriüksuste kontingent, umbes 34 kopteriga, oli esimene löögirühm, mis lähenes Ukraina pealinnale õhu kaudu. Nende 200-300 sõduri ülesandeks oli vallutada Hostomeli lennujaam, mis oli suurim Kiievit teenindav lennujaam ja millel oli märkimisväärne võimekus vastu võtta sõjalisi transpordilennukeid. Rünnak pidi tulema Valgevenest või täpsemalt Minskist, mis oli õhu kaudu Kiievist vaid umbes tunni kaugusel. Umbes samal ajal alustas Venemaa oma maismaa pealetungi nii Valgevenest kui ka Venemaalt, püüdes viia oma mehhaniseeritud üksused võimalikult kiiresti lennujaama. Plaan muutus kohe algusest peale katastroofiks. Õhudessass oli praktiliselt teos nurjunud, kuna Vene väed said suuri kaotusi juba enne, kui nad üldse lennujaama lähedale maanduda ja selle hõivamise nimel võitlema hakkasid. Ukraina väed barrikadeerisid lennuraja, takistades ühelgi lennukile seda esialgse sissetungi ajal kasutada. Lennujaama tagasihoidlik õhutõrje suutis alla tulistada vähemalt 4 lennukit, enne kui ukrainlastest üle käidi ja nad olid sunnitud kas alla andma või taanduma. Sellest hoolimata suutsid ukrainlased venitada venelaste lennujaama hõivamist mõne tunni võrra, mis andis neile piisavalt aega, et tuua ümbruskonnast kohale osa oma mehhaniseeritud vägedest. Vene väed, kes pidid maad mööda kohale jõudma, jäid tugevalt hiljaks. Vladimir Putin kavandas selleks olukorraks väidetavalt 1-5 000 sõduri saatmise lennutranspordiga. Kuid Ukraina sõjavägi tulistas taas lennuraja pihta, muutes selle täielikult kasutuskõlbmatuks ja sundides kavandatud lisajõud taganema.
Kasutusvõimetu, kuid okupeeritud lennujaamaga ning maavägedega, kes kohtasid oodatust palju suuremat vastupanu, ei suutnud Vene väed uue olukorraga kohaneda. See viib meid Venemaa ja Ukraina varustuse erinevusteni ning selleni, kuidas Ukraina suutis sellest mööda hiilida. Võib-olla oli Venemaal sõja alguses Ukraina ees kõige märkimisväärsem eelis nende muljetavaldav sõidukite arsenal. Venemaal oli umbes 15 900 soomustatud lahingumasinat, samas kui Ukrainal oli neid 3300. Umbes 10 korda rohkem sõjalennukeid ja ligikaudu 17 korda rohkem koptereid. Kuid ükski neist eelistest ei osutunud pikas perspektiivis oluliseks. Kuigi Venemaal oli märkimisväärselt suurem tankide arsenal, olid need sissetungi alguses tugevalt alakasutatud. Vene väed liikusid sõja alguses enda kahjuks liiga kiiresti edasi, püüdes vallutada Ukrainat praktiliselt 3 rindel korraga. Tankid olid sõjaväesõidukitest kõige kiiremad, kuna tankirühmad ei omanud tavaliselt toetusmasinaid ega jalaväge, mis neid aeglustaks. See sai lõpuks nende hukatuseks. Ilma olulise õhutõrje toetuseta läheduses võisid Ukraina suurtükivägi ja droonid Vene tanke sihtmärgiks võtta, millel olid laastavad tagajärjed. Vene põhilahingutankid T-80 ja T-90 pärinevad oma päritolult Nõukogude Liidu teise maailmasõja lõpuaegsetest disainidest. Vene sõjadoktriin rõhutas tankide tootmist, mis olid väiksemad, kergemad ja manööverdamisvõimelisemad kui nende läänepoolsed analoogid. See disain tegi nad lahinguväljal raskemini tabatavaks, kuid tõi kaasa kompromisse jõudluses ja ellujäämisvõimes võrreldes NATO raskelt soomustatud masinatega. Et saavutada väiksem profiil, kasutasid Vene tankid automaatset laadimissüsteemi, mis kõrvaldas vajaduse 3. meeskonnaliikme järele. Kuid see disain tekitas ka olulisi haavatavusi. Automaatlaadja hoidis laskemoona torni ümber rõngana, kus olid kohad, millel oli minimaalne soomus. Seda probleemi süvendas veelgi see, et tanki väiksem suurus tähendas, et lisalaskemoona hoiti sageli korrapäratult kogu korpuses ja tornis, väljaspool tugevalt soomustatud sektsioone. See sektsioonide puudumine muutis Vene tankid eriti vastuvõtlikuks katastroofilistele plahvatustele. Läbistav laskemoon või tankitõrjemiinid, tabades kas ülalt või alt, võisid süüdata varulaskemoona, põhjustades ahelreaktsiooni, mida tuntakse kui Jack in the Box efekti. See puudus on püsinud läbi Nõukogude ja Vene tankide disainide, sealhulgas T-90M puhul. T-90M püüab seda probleemi lahendada moderniseeritud ohutuslahendustega, näiteks hoides suurem osa varulaskemoonast torni tagaosas koos väljalöögipaneelidega, sarnaselt läänetankidele. Siiski on vaieldav, kas need muudatused suudavad konstruktsioonivigu tõhusalt kõrvaldada. Kuigi Kiievi esialgne õhudessant ei läinud plaani järgi, säilitas Venemaa siiski Ukraina pealinna lähedal suurearvulise ülekaalu. Kuid Venemaa sõjavägi on alates sissetungi algusest teinud mitmeid logistilisi ja taktikalisi vigu. Esiteks oli ebaõnnestunud õhudessant Hostomelis. Praktiliselt polnud mingit põhjust uskuda, et nii julge strateegia tooks tegelikult positiivseid tulemusi. Vladimir Putin oli juba kasutanud sama võtet Krimmi okupeerimiseks, nii et selle kordamine suuremas ulatuses sama riigi vastu vähem kui 10 aastat hiljem tundus täiesti ebatüüpiline. Väidetavalt kaalutleva valitseja jaoks, kes oli töötanud ka KGB-s. Samas vaimus, Ukraina sõjavägi oli kunagi ise osa Nõukogude Liidust. Juhtkonda halvav löök, mida kasutati Krimmis ja prooviti Kiievis, oli osa laiemast Nõukogude sõjalisest taktikast, mida oli varem juba 2 korda rakendatud Prahas ja Kabulis. Ukraina ohvitsere õpetati mõtlema nagu Nõukogude sõjaväelased. Seega olid nad ühel või teisel viisil sellest taktikast teadlikud. Lisaks hakkas Ukraina sõjavägi pärast aastat 2014 saama olulist väljaõpet NATO vägedelt, mis tegi nad palju paremini ettevalmistatuks võitlema vaenlasega, kellel võib olla teatav õhu ülekaal, nagu näiteks Venemaaga. Teiseks, pärast esialgse sissetungi Norjumist näis Venemaa olevat sõja ulatuseks täiesti ettevalmistamata, hoolimata sellest, et ta oli agressor. Sõjaväekolonnid liikusid praktiliselt läbi okupeerimata territooriumi rindele, andes Ukraina sõjaväele rohkem kui piisavalt võimalusi neid kaugelt sihtida. Veelgi hullem, kolonnid näisid olevat otsustanud liikuda üksteise järel ühes reas, mis osutus laastavaks veaks. Kui kolonni eesotsas ja tagaosas olevad sõidukid hävitati, oli ülejäänud sõidukitel palju raskem moodustada ühtset kaitseliini ning neid sai vabalt rivist välja lüüa. Ukraina suutis selle täpse strateegia abil hävitada kolonni, milles oli 100 sõidukit, näidates selgelt, kui rängalt Venemaa oma taktikalise planeerimisega eksis. Kolmandaks ei õnnestunud Venemaal tegelikult kunagi Kiievit igast küljest ümber piirata. Linna lõunaosa jäi avatuks lisavägedele, võimandades Ukraina sõjaväel pidevalt laskemoona ja sõjatehnikat linna sisse ja välja toimetada. Lisaks sai Ukraina sõjavägi sissetungivaid venelasi tagantpoolt maha võtta, surudes nad sisuliselt linna vastu tangide vahele. Samal ajal domineerivad linnast põhja jääval alal Dnipro jõgi ja selle lisajõed, mida kontrollisid hüdroelektri- ja niisutustammide süsteemid. Ukrainlased avasid mitu neist tammidest, muutes oluliselt oma pealinna ümbritsevat maastikku, kus linna pääsuteed olid jõe tõttu sisuliselt läbi lõigatud ning loodenurgas jäi alles vaid mõni üksik sisenemiskoht, kus Dnipro lisajõed olid üle ujutatud. Venemaal muutus uute varude toimetamine sellele rindelõigule järsku palju keerulisemaks. Neljandaks, ukrainlastel oli tegelikult NATO toetus juba ammu enne sõja ametlikku algust. Pärast Krimmi annekteerimist asus Ukraina oma sõjaväge moderniseerima, mis hõlmas ka tihedat koostööd NATOga, et saada kaasaegsemat varustust.
Selle osana andis NATO Ukrainale ka olulist sõjalist luureinfot Venemaa liikumiste kohta Ukraina ümber, mis osutus piisavaks, et arendada NATOle ja Ukrainale varajase hoiatuse süsteem võimaliku Vene rünnaku kohta. Ja kuigi me oleme pikalt arutanud, kuidas Ukraina on sõja ajal saanud NATOlt tipptasemel varustust ning mainime mõnda neist ka hiljem, siis esimesed annetused algasid tegelikult juba ammu enne 2022. aasta veebruari. USA ja Ukraina ametnike poolt 2018. aastal avaldatud avalduses 4 aastat enne sissetungi teatati, et USA varustab Ukrainat Javelini tankitõrjesüsteemidega. Samamoodi hakkas Ühendkuningriik saatma Ukrainale tankitõrje N-loosid 2022. aasta jaanuaris, vaid kuu enne sissetungi algust. See tähendas, et Ukraina valmistus juba oma territooriumi kaitsmiseks ning kõik osapooled pidasid tõenäoliselt järgnevat sõda peatselt puhkevaks. Javelinid ja N-lood osutusid sama oluliseks kui Ukraina taktika, kuna need suutsid tabada Vene sõjaväesõidukeid kaugelt ja avaldasid sissetungivatele vägedele märkimisväärset survet. Mitmete tagasilöökide tõttu kestis Kiievi piiramine tegelikult vaid 1 kuu ja 2 nädalat. Vene sõjavägi taandus ametlikult 8. aprillil 2022. Ja Ukraina teatas peagi pärast seda, et on kogu oma põhjaosa vabastanud. Venelased olid sunnitud koonduma uuesti idarindele Donbassi piirkonnas ning seal seisid nad silmitsi sarnaste probleemidega. Kuna Ukraina pealinn ei olnud enam olulise ohu all, kuigi Venemaa jätkas kogu sõja vältel linna pommitamist kaugmaadroonide ja rakettidega, sai Ukraina suunata enamikku oma kaitsejõududest ida poole. Lisaks võimaldas veel 1,5 kuud sissetungi üleelamist NATOl hakata saatma rohkem varustust. Nende hulka kuulusid segu Nõukogude ajastu relvadest, mida NATO riikidel ja nende liitlastel oli laos. Näiteks modifitseeritud T-72 tankid. Poola, Holland, Taani, USA ja Tšehhi Vabariik annetasid umbes 470 ümberehitatud või modifitseeritud tanki, millel Ukrainal oli juba kogemus. Kaasaegsemad relvad, nagu uuemad suurtükiväemudelid, osutusid Donbassi piirkonnas sama laastavaks. Tegelikult hakkasid NATO riigid kasutama sõda Ukrainas oma uuemate relvade testimiseks reaalses olukorras. Kuigi Vene sõjavägi ei suutnud välja töötada uuenduslikke strateegiaid, oli neil siiski osa kõige kaasaegsemast sõjatehnikast. See andis NATOle reaalseid mõõdikuid, millega oma arsenali kavandamisel ja täiustamisel arvestada. Üheks näiteks annetatud varustusest, mis hakkas olukorda muutma, oli valdkond, kus Ukrainal oli kogu sõja vältel selge puudujääk – suurtükivägi. Venemaa on maailma suurim nii suurtükipatareide, pukseeritavate haubitsate, iseliikurhaubitsate kui ka suurtükimoonade tootja, ületades kogu NATO tootmismahtu 3-kordselt. See tähendas, et Venemaa sai kasutada kvantiteedil põhinevaid taktikaid, et avaldada Ukrainale märkimisväärset survet ja tungida riiki. Prantsusmaa oli see, kes pakkus sellele strateegiale ühe suurima vastulöögi, vähemalt sõja esimestel kuudel. Caesar on Prantsuse veoautole paigaldatud 155 mm haubits, mis on varustatud kaasaegse tulejuhtimissüsteemiga ehk FCS-iga. See suudab tulistada 6 lasku vähem kui 2 minutiga ning seejärel kiiresti asukohta vahetada ohutuse tagamiseks, kuigi vajadusel võib see jääda samasse positsiooni. Kokku mahutab Caesar 18 mürsku, pakkudes lahinguväljal erakordset liikuvust ja ellujäämisvõimet. Kuna veoauto kasutab 6x6 või 8x8 ratasšassid, on kogu süsteem kiirem, manööverdamisvõimelisem ja löögikindlam kui roomikutel haubitsad, nagu neid kasutavad USA ja Venemaa. Lisaks võimaldavad digitaalne tulejuhtimissüsteem, kiire laskekiirus ning kiire paigutus ja ümberpaigutus Caesaril praktiliselt lahinguväljale kiiresti sisse liikuda ja sealt taas väljuda. Suurtükisüsteem võib jõuda sihtkohta, leida sihtmärgid, tulistada ja juba mõne minuti pärast edasi liikuda. Lisaks sellel on Caesaril maksimaalne laskekaugus umbes 40 kilomeetrit, mis on palju rohkem kui nõukogudeaegsetel relvadel ning see teeb temast oma klassi ühe ohtlikuma relva. See takistab Vene vägedel tuleallika trianguleerimise abil vasturünnakut korraldamast. Caesari laskekauguse eelis jääks varju, kui kasutusele võetakse ramjet-toega suurtükid, mille teoreetiline laskekaugus ulatub peaaegu 160 kilomeetrini. Saksamaa ja Boeing arendavad ramjet-mootoriga lahendusi. Rheinmetalli poolt Ukrainale tarnitavad 155 mm mürsud ulatavad praegu umbes 100 kilomeetri ehk 62 miili kaugusele ega kasuta ramjet-tehnoloogiat. Siiski annavad need pikendatud laskekaugusega mürsud Ukrainale märkimisväärse eelise suurtükiväe võimekuses. 5. Need ulatuselt lähemale traditsioonilistele rakettidele nagu ATACMS. Caesari senine kasutuskogemus kinnitab 2 kaasaegse sõjapidamise alustala – ulatust ja mobiilsust. Niikaua kui Ukraina suudab kasutada relvi, mis kas ületavad venelaste omi ulatuselt või manööverdusvõimelt, saavad nad jääda 1 sammu võrra ettepoole. Kuid oli veel 3. oluline tegur, mis võimaldas Ukrainal ettepoole liikuda – majandus. Ukraina oli saanud NATOlt üle $50 miljardi annetusi, olgu see siis otsese rahalise abi, sõjalise varustuse ja laskemoona või humanitaarabi näol. See võimaldas riigil oma jõupingutusi mujale suunata ja samal ajal Venemaa kulutustega sammu pidada. Mis 2024 aastal oli umbes $40 miljardit. Veelgi olulisem on see, et Ukraina suutis toota tõhusamaid, kuid odavamaid relvi. Droone. Ukraina seas on hakatud laialdaselt kasutama väikseid droone, näiteks vaba aja veetmiseks ja filmimiseks mõeldud droone sõjalistel eesmärkidel. Lihtne droon võib maksimaalselt maksta vaid paar $1000, kuid suuremat põllumajandusdrooni, millel on suurem kandevõime ja mis sobivad tankitõrjemiinide, parema laskemoona või rohkemate droonide paigaldamiseks, maksavad juba $10 000.
Kui neid kombineerida odavate, kuid siiski tõhusate granaatide ja tankitõrjepommidega, mis on efektiivsed nii sõidukite kui ka jalaväe vastu, siis maksab üks droon tavaliselt palju vähem kui see, mida või keda ta sihib. Venemaa jaoks teeb olukorra veelgi hullemaks see, et tal pole eriti palju vastumeetmeid sellise sõjapidamise vastu. Segamistehnikad viisid kahe riigi vahel tehnoloogilise võidurelvastumiseni, kus süsteemid põrkusid omavahel kokku ja neid arendati iga kuu uuesti edasi. Venemaa sai kasutada ainult spetsiaalseid õhutõrjesüsteeme, mille iga raketi hind drooni allatulistamiseks ulatub sadadesse tuhandetesse dollaritesse. Selle tulemusena hakkasid Ukraina droonilained tõsiselt kahjustama Venemaa sõjatehnikat ja eelarvet. $10,000 droon, mis hävitab $500,000 maksev tanki või lastakse alla $100,000 maksev raketiga, oli Ukraina jaoks alati pingutust väärt, isegi kui iga tabamuse kohta kaotati 10 drooni. Droonisõda aitas Ukrainal samuti oma ranniku üle kontrolli tagasi saada. Vene Musta mere laevastik oli sunnitud lõpetama Odessa sadama blokaadi 2023 aasta novembris, pärast arvukaid Ukraina drooni- ja kaugmaaraketi laevadele ja tankimissadamatele Krimmis. Ukraina töötas välja ja kasutas maailma esimest merel tegutsevat kamikaatse drooni, mis oli loodud sihtmärgini ujuma. Öised rünnakud laevadele hävitasid laevastiku lipulaeva ja palju teisi laevu. Merele juurdepääsu taastamine võimaldaks Ukrainal oma eksport elavdada, kuna ta on üks maailma suurimaid teravilja eksportijaid. Merekaubanduse taastumine sõjaeelsele tasemele juba aasta pärast sõja algust näitas, kui vähe survet suutis Venemaa avaldada riigile, kellel polnud sisuliselt mereväge. Lõpuks on veel küsimus Venemaa väidetavast õhuülekaalust. Tegelikult pole Venemaa kunagi suutnud Ukrainas õhuülekaalu saavutada. Õhujõud viivad enamik oma missioonidest läbi Venemaa piiride lähedal, hoides end enamasti Vene õhuruumis. Selle põhjuseks on see, et NATO on suutnud varustada Ukrainat mitmekihilise õhutõrjesüsteemiga üle kogu riigi. Selleks on kasutatud Patriot patareisid ja rakette, droone, kaasas kantavaid raketisüsteeme ning erinevaid õhutõrjeraketisüsteeme, et rivist välja lüüa vaenlase radareid, segada sihtimissüsteeme või tulistada alla droone. Laiapõhjalise kaitsekilbi all on Vene vägede tegevusraadius tavaliselt tunduvalt väiksem kui iga süsteemi maksimaalne ulatus. Ja kuna Venemaa on agressor, on iga varustuse üksus pidevalt ohus, sest Ukraina saab kombineerida oma õhutõrjesüsteeme lennukite ja droonidega, lisades veel ühe kaitsekihi. Üllatava ettenägemisvõime puudumise ja liigselt vananenud süsteemidele lootmise tõttu võib öelda, et Venemaa kehv sooritus tuleneb eelkõige nende enda uuendusvõime ja sõjalise taktika puudumisest. Ja olukord ei ole Venemaa jaoks sõja algusest saadik tegelikult paranenud. NATO on iga uue abipaketiga hakanud saatma üha kaasaegsemat varustust ning Ukraina on suutnud luua päris oma droonitööstuse. Samal ajal kasvavad Venemaa kaotused nii suureks, et nad peavad oma vägede täiendamiseks kasutama Põhja-Korea sõdureid. See on märk sellest, et sõja lõpp võib olla silmapiiril. Aga mida sina arvad? Kas Ukraina suudab Venemaa täielikult tagasi tõrjuda? Aitäh vaatamast ja jätta oma kommentaarid alla. Nüüd mine ja vaata tõelist põhjust, miks Venemaa alustas sõda Ukrainas. See on lõpuks avalikustatud. Või klõpsa hoopis sellele teisele videole.